taaskord olles sellise mõistusega, mis on see predigitaalne, siis see tundub veits siuke, ma ei tea, mitte skitsofreeniline, aga pigem siuke luululine või paranoiline, et et kui ma ei suuda nagu eristada mingisuguseid ephemeral, siukseid nagu ongi, see nagu, see on üks asi, millega ma arvan, meie kui inimesed praegu nagu hakkame tegelema ka üha rohkem ja tegelemegi. Et see, et siin on palju teemasid tuleb sisse. Ja miks mulle tegelikult okei, ma arvan, me võime nagu enam-vähem oleme alustanud juba. Et Jaa, mul juba salvestab. ja, mul ka. Et miks ma sinuga nagu, ma mäletan, kui ma otsustasin, ma tahan sinuga rääkida, või nagu noh, me oleme juba ammu rääkinud, et räägime lihtsalt niisama ja võiks jutustada, sinuga on alati jutt jookseb ja nii, aga minu meelest sinu puhul on ka väga huvitav see, et sina kuidagi oled väga embrace inud seda tehnoloogiat või seda internetisuhtlust näiteks, kus meil ka on päris erinevad nagu arvamused kohati, et nagu kas netis saab, kas internetis inimestega rääkimisel on point või ei ole. Et või noh, neid Facebookis kusagil kommenteerimisel. Et, et jah, et minu meelest see on nii õige koht sinuga rääkida tegelikult praegu siin. Et kohati, eriti siin koroona ajal, sa oledki selline nagu rohkem nagu mingisuguse inimese arvuti nagu sümbioos või minu jaoks rohkem kui lihtsalt mingisugune inimene, keda ma nagu saan katsuda ja kellega ma saan kätt suruda ja mingi potsutada õlale. Ja sa oledki nagu selline, vähemalt praegu sa oled siuke, ma ei oskagi öelda, ma ei taha öelda tehisintellekt, aga nagu sa oled intellekt, mis kasutab seda tehist väga nagu kuidagi niimoodi, võtad hästi ruttu üle ja nagu oled selles nagu maailmas sees ja need mängud, mis sa mängid ja kõik need asjad, nagu ma loodan, saame nagu rääkida ka sellest sinu teisest päevatööst, Stellarisest. see natukene, jaa, kindlasti see on üks asi, millest me võime rääkida, sest et see puudutab neid samu teemasid ja see on nagu osa sellest mängust või osa tollest maailmast nendes mängudes. Aga ja see, mida sa kirjeldad, tegelikult on tavaliselt inimestele mitte alati nii seonduv sellise sõnaga nagu küborg. Kui sa ütled küborg, siis noh, mulle ja tõenäoliselt paljudele teistele ja eriti ka inimestele, kes võib-olla kelle nagu igapäevaelus ei ole nii oluline hoida ennast kursis sellega, kui tihedalt saab läbi orgaaniline ja tehislik, siis esimene asi, mis tuleb pähele midagi Terminaatori filmist, et kusagil mingisugused jupid inimest on alles, aga rohkem masin. Võib-olla Robocop on natukene tagasi varasematest põlvkondadest ja hoopis teisest filmi tegemise ajastust ja põlvkonnast. Et midagi sellist groteskset ja väga metallset, nagu blood and chrome. Ja selles kontekstis tegelikult meie juba 21. sajandi algusest saadik oleme järk-järgult muutunud küborgideks. Mida see mõte nagu endast hõlmab, on natukene see, et kus on meie mälestused, päevakava, pildid, suhtlus, nagu on praegu. Orienteerumine füüsilises ruumis, Waze, Google Maps. Täpselt, et nagu, et kus sa oled, ma ei tea, aga sa tead siis, kui sul on sinu kiibid ja arvutisüsteemid sinu juures küljes. Ma ei mäleta täpselt, aga mul on kirjas. Mul on vaja üles leida, aga seda teeb minu eest nähtamatu kratt kusagil läbi selle kasutaja liidese, mis mul lihtsalt taskus on mugavalt sõrmitsetav. Jaa. Lihtsalt nagu mul kommentaari või siukse mõte, mul tuleb nii palju mõtteid, aga nagu see on juba minu jaoks natukene esimene oli juba see, et kas sa pead ennast groteskseks. Aga siis ma sain aru, et see on see metalli ja vere nagu siuke nagu ühildumine, et see oli nagu see, kuidas öelda, siuke arhetüüpne või siuke tööstusajastu viis, kuidas mõtestada, et inimene ja masin, kuidas nad saavad olla üks. Aga nüüd, kui me oleme liikunud nagu rohkem, nagu millest siin hakkasidki rääkima, see teadvus ja inimeseks olemine ja identiteedi ja isiksuse küsimused, et
mulle isiklikult tundub, noh, see on minu isiklikust maailmast ka lähtuv ja noh, selles mõttes ma ei tea, ma ei ole lugenud teaduslikke uuringuid, aga mulle tundub, et see küsimus, et mis sa hästi sõnastasid ka, kus sa oled, ma ei tea. Et kui me läheksime 19. sajandisse, kui me läheksime nagu kusagile varasemalt nagu inimajaloos, kui üks inimene küsiks teiselt, kus sa oled, ja teine inimene vastab, ma ei tea, siis see oleks nagu probleem. Aga tänapäeval see ei ole enam probleem, see on status quo, see on paratamatus ja see on isegi nagu kuidagi sellisele inimese kohanemise võimele siuke loomulik, et ma mõtlen, et mu mälu ei olegi nii hea, ma ei jätagi meelde, ma ei peagi jätma meelde, mul on nii palju tehnoloogiaid kirjutamisest, postititest, lõpetades mingi Google kalendrite ja nagu pannakse automaatselt mingi asi kirja, ma vaatan, mis ma täna tegema pean, kalendri lahti, hakkan neid asju tegema. Hoomamatu, kus ma olen, mul onu siiamaani teab, et sa sõidad sinna, kus oli, mingi orienteerumise rada, Kanepist allpool, jaa, et sealt risti pealt, et siis võta vasak ja siis võta kohe esimene parem, see on üks kruusatee, et sealt saab nagu lõigata, ma nagu mingi, see on nagu Põlvamaa ja Kanepi valla nagu teed peas või, et et tegelikult see on loomulik või see võiks olla loomulik, et see nagu aitab luua seda nagu lõimitust ja see lõimitus ka oma keskkonna ja selle füüsilise ja räägitakse, me oleme looduses kaugenenud, aga just ongi, et minu arust see on nagu, et kui sa küsid identiteedilt või isiklikult, kus sa oled, ma ei tea, ja see on nagu modus operandi, see on meie käitumise viis ja norm, et see on kuidagi ikkagi natukene õõvastav või siuke kõhedust tekitav võib-olla minu jaoks. Ja sellepärast tegelikult väga hea küsimus sinult ka, et kas ma pean ennast groteskseks ja minu arust sa tõid väga head nagu näited ja punktid esile sellest erinevusest, et meie jaoks on see justkui reaalsus, ma olen kohanud inimesi, kelle jaoks see on õõvastav, et inimesed teevad seda, ma ei tea, on nagu hullud, käivad tänaval, räägivad iseendaga nii-öelda välisele vaatajale. Aga tegelikult nad ei räägi iseendaga, nad räägivad sõbraga, kes on kuulde ulatuses või nagu ajavad mingisugust asja. Aga see nagu see sisuline küsimus, et kus sa oled? Ma ei tea, on muutunud kuidagi selliseks maiseks või nagu äärmiselt tavaliseks. Et kui sa kirjeldasid näiteks seda probleemi, et kuidas see üks koht üles leida, et lähed orienteeruma, et kui sa lähed kuhugi esimest korda, siis tuleb ikka Maps lahti või juhis, 20 aastat tagasi sa olid ostnud, võtsid auto kusagil kindla laekast endale selle kaardi atlase ja siis mõtlesid, kus ma olen. Et sellist abstraktsiooni on inimajalugu kindlasti juba tuhandeid aastaid täis, et mingisuguse plaani või kava järgi aru saada, et mina olen umbes siin ja miski juhatab mind kuhugi mujale. Et see kindlasti ei ole uus, võib-olla lihtsalt tehnoloogiline lahendus on uus. Ja selle teise näitena, et kui keegi on juba kusagil käinud ja ütleb siis sulle, et siis pööra vasakule ja kolmas paremale, et see minu jaoks on äärmiselt analoogne sellise raja põhimõttega. Et kui me ei räägi asfalteerimisest, või kui me räägime sellest loomarajast metsas näiteks, kus loomad kõnnivad või ka meie oma elukeskkonnas linnas, kus on näha, et kõnnitee on tehtud totakalt pikalt ja inimloom lõikab kusagilt. Kui meie nagu mõtted käivad mingisugust ühte rada pidi, mis vastab sellele ruumilise liikumisele maailmas või ka sellele kogemusele, et ma näen neid samu asju ja siis ma pöörsin vasakule ja paremale. Selline sisemine kompass või mälu kokku, mis jätavad sellise üha tihedama kogemuse. Ja lõpuks see tulebki kindlasti mugavamalt, et ma arvan ka, et kui sa oled jõudnud 10 või 50 korda käia sellel samal metsarajal eri üritustel, siis lõpuks ei olegi ju vaja vaadata kogu aeg kaardi pealt järgi, kui sa just ei taha täpselt teada, mis minutil sa kohale jõuad ja et või kus kiiruskaamera näiteks on. Et sellised väiksemad kohad on toonud esile võimaluse teha üha tõhusamalt
et noh, nüüd me kohale jõuame 3 kuu pärast, järgmine nädal, ülehomme või nagu 30 sekundit varem või hiljem, et see on läinud sellise koha peale, kus me üha rohkem võtame oma elust välja tänu tehnilisele abile. ja see on muidugi kõik rääkimata sellest vihmaussipurgist, et kui see tehnika ise tekitab inimestele rohkem mingisuguseid muresid, probleeme või, või tähelepanu kõrvale juhtimist. ja, ja see on kindlasti nagu oluline osa sellest ja ei ole küll mustvalge minu arvamuses. See on minu arvamus, et see ei ole kindlasti mustvalge, et tehnika paha. Ei ole Tolkien, kes ütleb, et kuri Mordori tööstus tuli ja tegelikult näitas mingit progressi, mitte mandunud haldjad, kes ainult puid kallistasid. Noh, et see ei ole nii mustvalge lähenemine. Jah, et ta ei ole kindlasti, aga väga, kui sa nagu rääkisid sellest rajast, siis ma hakkasin mõtlema selle, ma korraks jäin isegi mõtlema, see vihmaussipurk on, aga ma sain aru, et see on see Pandora laegas, ja aga just see nagu see sorry, inka filoloog poolenisti ei ole lõpetanud, nii et nagu idioomid on seal peas pidin kinni. lihtsalt nagu dešifreerima mingit asja ja siis sa rääkisid edasi, siis ma nagu sain aru, ahaa, you clever, aga samal ajal nagu tekitas nagu teise kihi sinna peale nagu mõistusele või nagu samal ajal ka nagu see veits ka gate'ib, eks ju, seda vestlust, et kui sa ei saa aru, siis sa jääd mõtlema nagu mingi, mis vihmaussipurk ja siis on nagu noh, screw this või nagu, ma ei tea, tekib mingi siuke nagu reaktsioon, et ma ei mõista, seega see on jabur, noh, eks ju. Aga mis ma tahtsin öelda selle raja koha pealt veel, oli see, et noh, kuna mul on eriti siuke isiklik perekondlik side, siis mul tekkisid sellised seosed, kuna mu risti seda, keda ma väga nagu armastan, kes on mulle väga nagu, noh, ta on tema see klassikaline mees, et tema nagu eemalt nagu on tubli, eks ju, teeb mingi ülihäid kingitusi, kinkis mulle mingi noa, kui ma 5-aastane olin, mingi väike taskunuga, siuke, mul siiamaani seal ainuke asi, millega ma küüsi lõikan nagu, noh, kuidagi väga südamlikud, lihtsad asjad, tema oma emotsioone ei väljenda, pigem isegi siuke nagu järsk on olnud, aga samas ma tunnen, et ta on kuidagi hea inimene. Ja siis see kõrval pannes, et sa rääkisid sellest, et see rada ja et see jagatud teadmine ja et ma lähen sinna, kus mu nagu, noh, et nemad on juba teinud, või siis eelnevad põlvkonnad on midagi teinud ja siis ma kuulan neid ja siis ma kuidagi olen nagu põimitud ja lõimitud sellesse teadmisesse sisse, siis ma käitun samamoodi. Et noh, ma tean, et sinul on tegelikult sinu spetsiifilisest kohast, kus sina tuled, sa ei pea sellest rääkima, kui sa ei taha, aga on kindlasti see teine võib vabalt rääkida, avatud raamat olen. On see teine nagu see, noh, et käidud rada ja sinul on see nagu murdmine, aga praegu ma tundsin pigem seda isegi, et ma üritan kuidagi nagu et jah, et tehnoloogia teeb meid efektiivsemaks, me suudame ühest päevast organiseerida, planeerida seda, aga teisalt mul on tunne, et läbi selle efektiivsuse me ka nagu see koht, kus meie info tuleb, me oleme vähem seotud läbi selle maailmaga. Et kui varasemalt info tuli läbi selle, et inimesed nagu tegid ja siis ütlesid edasi, siis minu isiklik info kuidagi ma tunnen, ma pean ise nagu sa ütlesid ka, et kui pole varem käinud, siis sa ei tea, kuidas sinna minna, sa pead ise hakkama avastama, ise leiutama. Et noh, meie kõrgtsivilisatsioon nii-öelda, mis ta on, mulle tundub vähemalt, et on minemas ikkagi sellise ökoloogilise katastroofi poole, kus me oleme loome elukeskkonna, mille sees meil ei ole hea elada. Aga samas me ikkagi tahan unistada maailmast, et me saame jätkata nii, et meil ei pea toimuma tsivilisatsiooni kollapsi, sest noh, ma ei usu, et see on nagu väga tervislik, et ma loodan, et see tsivilisatsioon kukub kokku, et me saaks järgmisega paremini edasi minna, et ma ei taha olla see tüüp, ma ei taha elada selles, et elada nagu oodata, et meie ühiskond kukuks kokku, sest ma soovin võimalikult paljudele inimestele head ja ma nagu tahaks panna seda, mis on tööle. Ja ma näengi, et siin avaneb nagu mingisugune nagu see tasakaal või mingisugune, noh, nagu sa ütlesid, mustvalge ei ole, et ongi asi on nagu tasakaalus, et ühest küljest meil on see praktilisus, meil on tehnoloogia, meil on edasiminek, meil on see nagu päevast rohkem tegemine, päevast rohkem võtmine ja selle arvelt siis nagu noh, eluolu, mis iganes kasv, kuidas iganes me soovime seda, miks me teeme neid asju, mis me teeme päevas, see on ka oma huvitav küsimus. Aga teiselt küljelt ongi see, et see seotus selle maaga või noh, et just, et oligi see, et see rada, et kas ma käin mingisugust nagu ühisrada või ma loon mingisugust uut ja mul on tunne, kuna me oleme nagu, ma ei tea, mis see vastus on, aga mul lihtsalt tunne, kuna me oleme nii kõrgtehnoloogiliselt arenenud, noh, mulle ei meeldi need terminid, aga me lihtsalt oleme kusagil kõrgtsivilisatsioonis uuel ajastujärgul, kus on hästi palju teadmatust, hästi palju tundmatust, hästi palju ebakindlust, hästi palju ebastabiilsust, vähemalt selline tunne on. Et siis kuidas me saame minna edasi samal ajal kuidagi terviklikumalt, et targemalt, et
toimuks selline nagu väärtuslik või väärtustepõhine ja kvalitatiivne nihe meie toimetulekus, sest praegu noh, on ikkagi ma tunnen, et sellest terviklikkusest ikkagi on puudu, et lihtsalt minnakse ühes suunas senikaua, kuni saab ja siis on kõik ja siis mul ongi tunne, et see on nagu see areng versus siis see nagu see minul isiklikult on lihtsalt tunne, et minu isiklikust taustast tulenevalt, aga see maailm on kuidagi nagu identiteedikriisis veidi või nagu sellises, et kui kunagi olid vanarahva tarkused, tee tegusid, et 7 põlvkonda edasi veel inimkond nagu saaks edasi eksisteerida niimoodi käitudes, siis praegu meil sellist asja nagu ei ole, praegu on nagu võta maksimum ressursid senikaua, kuni saad, see on see, kus me oleme olnud, meil on vaja muuta midagi ja need ongi need küsimused ja ma ei tea, mis need vastused on, lihtsalt ma ei taha nagu eitada ka neid asju, neid keerulisi probleeme. Vaata, mul vanaisa tuli. Ma ei lähe. Jah. Küünlad jah, ilusam olla. Väga hea. Ja need rajad. Just alustuseks, jah. Okei, tõmban jah, okei, jah, panen värava kinni panema lihtsalt. Selge, väga hea, paneb värava mingid kinni. Ja ütleks kohe, nagu ma enne vahele suskasin igaks juhuks, et kui sul mõttelõng soovib seda rohkem puudutada, et kindlasti võime rääkida mingi hetk nagu kõikidest aspektidest, kui ka nagu korraks hüpata nii-öelda minu tausta, millele sa vihjesid, aga et siis oleks nagu selgem ja arusaadavam ka vaatajale, kuulajale, siis esiteks tere, mina olen Maarjo. Ja ma olen üsna rõõmus, et Hardi on kutsunud mind külla sellesse kogemusse, sellesse podcasti. Et pikka aega on olnud selline tunne ja vajadus, et oleks vaja kuhugi talletada, aga mitte lihtsalt rääkida purki, kuigi see ei ole kuidagi kehvem lahendus tänapäeval, vastupidi, saab rääkida miljonitega, vaadates lihtsalt kaamerasse. Aga et just väga tore on rääkida sõbraga, on rääkida inimesega, kellel on teistsugune perspektiiv, kes oskab nagu küsida ja et keda saab hästi kuulata. Et selline kahekõne formaat on päris lahe. Ja tõepoolest ka selles mõttes, et me nagu teame üksteist mingi 3-4 aastat võib-olla või, aga mul tunne, et mulle meeldib rääkida päris asjadest ja mul tunne, et sulle meeldib ka rääkida päris asjadest. See on kindlasti meil see ühine osa. Vabandust. Selles mõttes, et ei, muidugi tühjast labast ma ei ütle ära ka, et kui nagu rääkimine, suhtlemine on siiski meelelahutus ja nagu selline inimvajadus nagu hingamine ja söömine ja toitumine. Et palun kõik väga sissepidised inimesed, ärge solvuge nüüd, et ma üldistasin, et meid on 8 miljardit, et kindlasti on erinevaid inimesi. Ei, lihtsalt mina nagu olen täheldanud seda, et kui inimesed tahavad rääkida asjadest, kus ei toimu arutlust, vaid toimub lihtsalt faktide nagu nentimine, siis need on minu jaoks igavad vestlused ja mul ei ole väga palju neid, sest nagu kui inimene ütleb mulle, et nojah, et tahaks seda autot, see on hea kütuse kulus, ma mingi, okei. Et seal ei ole nagu seda teemat, millest rääkida. Nice. Kokkuhoid. Ma suhtun kirglikult oma kütusekulude vähendamisse 13% järgmise 2 aasta jooksul. Oh my god, see on nii utreeritud minu jaoks. Ja siis hakkadki mingi, et elus on vaja säästa ja pension ja sa pingutad, näed vaeva, et siis rääkida selle inimeseks, ta on mingi jah. Ja siis jälle tema nagu kuidagi nagu ei kõne, mis iganes, et lihtsalt, et jah. Jaa, eks muidugi ma ei ütleks seda sõbrale, kes jagab oma ideesid, kuidas rohkem kokku hoida, sest et nagu siin ei ole oluline selles, et mingi, sa pead ütlema midagi, mis on minu vääriline ja mis peab olema üli erutav ja põnev. Et tegelikult, kui keegi ütleb sulle, et mõtlesin, et tahaks seda ja teha, targad valikud, tulevikuplaanid, teha mõistlik otsus, mitte endale lasta müüa mingisugust ilusat helendavat asja.
kokku hoida, põnev, rohkem võimu kuhugi mujale suunata. ja, Et ja kui keegi jagab seda, on ju, siis tulevad sellised asjad, saab aga samal ajal, mõelda. kui on nagu mõnus meeleolu ja pikk nädalavahetus ja sõpradega aega veetamine, siis selline aasimine on lõbus. Siin ongi, siin on Et kaks nagu asja. kaks eri osa. Just kaks asja, nagu kas on emotsiooniloome, eks ju, vestlus kui emotsiooniloome. Ja siis isegi väga ei ole tähtis, mis teine ütleb, peaasi, et lõbus oleks, endal oleks lõbus, ütled neid asju, mis sul lõbusaks teevad. Ja teine on mõtlemine või kuidagi parendus läbi arutluse. Et ma tunnen, et need teemad on nagu väga huvitavad, aga väga tihti väga paljud inimesed, kes ei ole mu sõbrad, on väga nagu agressiivsed nende teemadega ja mul ei ole seda nagu emotsionaalset kapatsiteeti või nagu seda suutlikkust nagu jõuda nendeni. Siis mul on vaja mingit safe space'i, mul on ka mingi tekike peal siin praegu, mul on hea olla, sa oled sõber, ma usaldan sind. Aga väga tihti inimesed, kes tahavad arutada, nad kuidagi tulevad väga tugevalt välja ja see lükkab mind eemale. Kuigi ma väga olen huvitatud ühiskondlikest aruteludest, siis ma ei ole üldse huvitatud avalikkusega suhtlemisest. Ma ei ole huvitatud, selles mõttes poliitikast kui mingisugusest massi manipuleerimisest ja mõjutamisest, sest minu jaoks lihtsalt ei sobi see. Aga ma retsilt sõitsin tegelikult sul on hea võime kaasa mõelda ja edasi arendada, aga tegelikult tutvustasid ennast üldse. Jaa, ma arvan, et see selline killukeste kaupa on täitsa okei ka, et kindlasti aja jooksul tuleb väike selline rutiin või kogemus sisse, eriti kui juba nagu poole sõna pealt algaski, sest et jutt lihtsalt läks põnevaks ja oligi järsku sisukas teema. Oi, üks hetk. Hi there. It's currently 1800 hours Hämmastav. with a current temperature of 3 degrees Celsius. Today's low is 0 degree. Nii. And the Väga hea, ma olen ärkvel. Kas sul on mingi Ma olen äratus ärkvel. või mingi update, daily update? Võib juhtuda küll jah, et ma igaks juhuks panin äratuskella, sellepärast et ma ei olnud täiesti kindel, mis ajal ma konkreetselt magan. Ja see tegelikult toob väga hästi sisse seda tutvustamise osa ja seob ka varasema teemaga, et kes ma olen, sa vihjasid küll, et ma olen pool masin, pool inimene. Et vähemalt oma tutvusringkonnas niivõrd-kuivõrd, kui nagu inimesed näevad minu sellesse elu ossa, siis see kindlasti paistab välja ja on näha, siis ma olen nagu väga suur osa minu elust, majandamistest, küll töö nagu ettevõtluse jaoks, kui ka huvitegevuse, meelelahutuse ja kõige muu jaoks on seotud arvutiga, arvuti-IT ka. Et see on ka kindlasti üks asi, mis jääb natukene sfäärist väljapoole, et kui palju asju meie ümber on. Ma olen 28 aastat vana. See tähendab seda, et Eesti 90-ndates allpool vaesuspiiri elades tegelikult arvutid ja internet oli üsna nagu utoopiline nähtus. Võib öelda, et mul on olnud privileeg arvestades olukordi, kus on ka sattunud minu koju see aken mingisugusesse suuremasse maailma. Internet kui selline tegelikult püsiva ühendusena, mis praegu on kui seda ei ole, siis maailm jääb seisma sisuliselt. Et muidugi sa võid istuda toas raamatut lugeda või mängida neid mänge, mis sul on alla laetud ja on ka okei, aga tegelikult sa kaotad suure hulga võimu ära. Selline asi tekkis vähem kui 20 aastat tagasi 00-ndatel sisuliselt. Ja sellest saadik on see pidevalt kasvanud. Ja see liides oli ikka sellel ajal oli ikka kõvasti toorem ja robustsem. Sa pidid palju rohkem ise teadma, et nüüd tulevad teadmised. Kasutajaliides tulebki sulle vastu, et sellega tegeleb palju inimesi, et teha nagu intuitiivsemaks seda programme, et palju programmid nagu ütlevad mulle kuhu vajutada isegi, ja kõik on guugeldatav ja siis mul on sinusugused sõbrad, kellele ma helistan ja sa oled siuke hõlju pea kusagil, kes annab mulle vastuse. Täpselt. Et see on selline positiivne muutus, eks ole, et sa ei pea minema kooli, et õppida selgeks, kuidas kiibid on ehitatud, sa ei pea jootekolbiga ringi jooksma selleks, et tegelikult osta oma asi ära või saata see oluline info
inimesele, kellel seda vaja on ja muud sellist. Et see natukene, noh, see ongi justkui see eesmärk, miks kusagil mingisugused hullud pühendavad kogu oma elu või vähemalt suure osa oma elust sellele, et teha tehnikat paremaks. Võib jääda alati mulje ja nagu see on osa sellisest kindlasti selle maailma mõjust, see dominantne mingi tarbimise ja nii-öelda just müümise nagu kommertsi tsükkel, aga tegelikult selle peidus on ju inimese vajadus mugavuse, hõlpsuse, jõukuse ja üldse igasugu kõige eluks vajaliku järele. Ja siis nagu idee, et mida parem see on, siis seda parem on mulle, sest et meil on nagu kõigilt teistelt on midagi saada ja nagu vastu anda ka, selline suur jagamise osa. Nii et meil on, ilma et sa peaksid ise väga palju pingutama, iga aastaga läheb paremaks üha rohkem neid arvuteid enda ümber, nagu ma enne mainisin. See reaalsus sellest püsiühenduse esimesest saamisest, kus seal taga on tegelikult üks selline väike lõbus lugu, mis oli ka nagu selline lapseeas, lapsemeelselt selline kiusatus selle poole, et oh my god, kusagil on internet. See oli sellest ajast, kui internet jõudis inimeste kodudesse ikka samamoodi nagu praegu, aga sisuliselt ainult telefoniliini pidi, sest telefoniliin oli see üks asi, mis tuli kohale. Et sul on see, noh, kes siis natuke vähem teavad, et sul on selline väiksem, kitsam kaabel, mitte päris internetikaabel nagu tänapäeval, see, mis jooksis sulle telefonisse. Ja siis internet oli midagi uut, suhteliselt uut on ju tavainimesele, mis tähendas, et sa said lisaks telefonikõnele muid asju teha. Ja see loogika on, et kui sa toru ülesse võtad, siis sa kuuled häält. Ja seda sama süsteemi ja võrku hakati ju kasutama selle üle, et no aga kui inimene kuulab häält, siis võib ju saata seal lühikesi signaale, mida saavad arvutid vastu võtta, infot palju tihedamalt kasutada ja see on midagi, mida nimetatakse dial-up connectioniks. Sisuliselt tähendabki seda, et sa ostad endale modemi ja sul on üks väike arvuti, väga spetsiifiline arvuti, mis helistab teisele arvutile ja siis nad reaalselt hakkavad üle telefonikõne saatma nagu signaale selleks, et omavahel suhelda. Ja nagu selle väikese nagu akna taga oli internet peidus 00-ndatel. Mul on sellega väike tore lugu, et ma mäletan, kolisin Tallinnasse ja siis seal oli ka arvuti, see oli mu elu esimene arvuti, mida ma nägin ja see oli Mustamäe korteris seal Kasuisal Svenil elektrik, vaata tehnika, siis ka siuke arvutialased huvid ja nii, meil oli ka internet. Oi, kui põnev see oli. Ja siis, noh, väike poiss olin seal, väga ei olnud midagi teha ja siis see oli vist isegi enne MSN-i, kui siuke asi oli nagu Messenger, enne Messenger oli MSN ja ongi Hotmail, eks ju. See MSN oli selle programm, kus ei rääkida enne seda veel, oli hot.ee ja siis ma mäletan seda, no muidu kõik teavad seda heli, kes on kasutanud dial-upi, mis häält ta teeb, eks ju, saadab neid signaale niimoodi ja siis noh, ma olin ka siis nagu noor poiss ja selle, mul üks tüdruk mulle meeldis minu klassist ja siis me saatsime nagu sõnumeid hotis ja siis iga kord, kui ta nagu saatis sõnumiks, siis kõigepealt logisid niimoodi interneti sisse, ootasid, et ta kõigepealt nagu tekitaks selle ühenduse, sest see on püsiühenduse, pidid maksma selle pärast. Ja siis logis interneti sisse, läksid sinna lehele, läksid ühte kohta, tegid võimalikult vähe klikke, et ta laeks võimalikult vähe infot. Ma lihtsalt üritasin nagu ruttused ära teha. Saatsid kirja ära, panid interneti kinni, siis ootasid mingi 20 minutit, tegid jälle interneti lahti, siis läksid, vaatasid sinna meili, vaatasid, mis ta kirjutas, vaatasid vastu, tagasi. Ja ma vist tegin niimoodi 600 kroonise arve. ma mäletan. See oli sellel ajal, kui mu enda taskuraha oli võib-olla mingi 25 krooni. Ja siis ma sain niimoodi pragada, et Hardi, mida sa teed siin? Ma ei teadnud, ma päriselt ka ei teadnud, nagu ma olin väike poiss mingi teises, kolmandas klassis, nagu ma ei teadnud, et siuke asi võib tulla. Ja siis ma mäletan, ma olin kaval ka, siis järgmine kuu oli veel mingi arve ja siis ema küsis, mis see on, Hardi, ei lõpetanud ära, ma ütlesin nagu ei, no vaata, te saite ka poole kuu pealt jaole, et nagu see on nagu see, ma veel selline kaua kirjutasin nagu edasi. Aga jah, see, et ma sain mingi retsi interneti 600 eurot ja 600 krooni, see oleks mingi 40 eurot või midagi, aga nagu sellel ajal
see oli paras arve jah, väike poiss tegi nojah, neti raha arve. oli väiksem siis. Raha oli väiksem, kuule, ma olin just õpetaja olin, eks ju, ja siis ma sain palka, mõtlesin, ma sain 1000 eurot, eks ju, kas oleks umbes olnud siis 15 000 krooni palka, nagu ma mingi, ma sain kunagi 100 krooni kuus ja ma niimoodi kogusin mingi aastaid kokku ja ostsin endale mingi arvuti või monitori mingi 3000 krooni eest. Ja siis nüüd ma nagu mingi sain kuus 15 000 krooni või nagu nagu 1 000 000 krooni, eks ju. Kunagi saaks olnud miljonär, mõtled nagu oh my god, nagu miljonär, mõtled 64 000 eurot. No see on suur summa, aga sa ei pea ennast nagu miljonäriks, kui sul on 64 000 eurot. Aga kui sul 1000 krooni olnud, no muidugi seda ei saa niimoodi üle kanda, aga lihtsalt kuidas see nagu see on muutunud, see on päris huvitav. See on muutunud. Mul täitsa rõõm on kuulda neid analoogseid lugusid inimestelt. Ma olen aastate jooksul ka jaganud nagu oma kogemust, mis ka täitsa sarnase nurga pealt, et kõigepealt nagu avastad, et sul on see võimalus minna ja siis väikevennaga koos käisime ka aeg-ajalt internetist, et nagu mingisugune asi oli kokku lubatud, on ju, et noh, okei, see maksab nagu telefonikõne, et siis kas me tohime ja natukene aega veeta, no okei, nagu noh, ongi, ma ei tea, lähed lõbustusparki ja raisid kogu oma päeva ära lastega veetmiseks või nad saavad 15 minutit telefonikõne kaudu internetiga ühendust võtta ja mänge mängida, on ju. Ja muidugi, mis nagu probleem oli see, et noh, väga, väga põnev oli ja siis aegapidi tekkis see harjumus, et noh, et kogu aeg ei küsigi järgi, et kas võib, on ju, et ongi selline regulaarne asi, mis muidugi viis siis selleni, et see loogika oli ka nagu kahel väikesel lapsel selle peale, et you know, noh, et mis liiga ei tee, ei no harm, no foul, jah. ja, et mingi kõik on kodust ära, davai, läheme internetti, on ju. Ja täitsa samasugune asi, mul kahjuks on aja jooksul meelest läinud nagu millest me räägime, missugusest arvest me siin räägime, aga samamoodi jaa, et sul on nagu mingi sajad kroonid, mingisugused terved tunnid, on ju, siis vaatab seda väljavõtet ja nii, no kuulge. Ja mis muidugi selle lahendus oli, ma pean ütlema, väga, väga, väga hea või nagu täiesti arusaadav. Ema kutsub kohale ja küsib, et noh, rääkige nüüd ära, mis te teete. 7 tundi telefoniga rääkimist, et keegi ei ole nii palju telefoniga rääkinud. No, räägid kõik asjad ära, mis järgmine kuu oli, püsiühendus. Sest nagu loogika oli ka just selle pealt, et oli nagu selline piir ületatud. Et järsku inimvajadus info voolamise järgi tekitas olukorras nagu, et ei ole mõtet enam olla selles vanas süsteemis kinni. Et nagu, et mis paketti te mulle siis pakute. Ja nagu sealt alates on nagu maailm lihtsalt muutunud tohutult ja seesama nagu, mida sa mõtlesid ka selle, või nagu mida sa mainisid selle kohta, et mis see raha siis oli ja mis ta praegu on. Et tänu just sellisele ühendatusele, et me ei ole enam mingisugune varastame metsa kolgas kokku varisenud totalitaarses süsteemis, vaid nüüd on aeg järgi jõuda neile kõigile teistele nii tehnoloogiliselt kui nagu sotsiaalselt, siis tänapäeval ongi need numbrid nii teistsugused. Et kusagil, ma ei tea, kas kusagil on veel inimesi, kes nagu muidu ei saa hakkama hindadega, kui nad selle eurotsooniga liitumise aja kokku lepitud, fikseeritud kursis ei arvesta kroonidesse, millest tegelikult ei ole mitte midagi kasu, sest et mis on kasvanud, on kogu majandus, on palgad ja ka siis noh, tasakaaluks kõik igasugused hinnad, mis tulevad ju järgi, et muidugi, no, kunagi sai 3 õlut 3 euro eest, on ju, noh, saad võib-olla õlle, on ju, natukene alla kui 3 eest. Et sellised asjad muutuvad ja aga nagu samas see rahaline muutus on natuke raske ongi mõista, et kui palju see siis kõik ikkagi muutunud on, sest kui kõik oleks ikka kroonides ja see saaks mingi enam-vähem mingi 50 000 krooni kuus palka, no saaks nagu mingi Jesus fuck, eks see tundub nagu mingi üüratu kogus, isegi numbriliselt, lihtsalt sa vaatad seda numbrit, suur number versus siis, et sa saad mingisugune 3200 eurot, eks ju. Vist on niimoodi. Et aga siinkohal minu meelest see on nagu, mulle meeldib ikka sünteesida päriselust, nagu sullegi mulle tundub õpetust või nagu vaadelda, kuidas elu siis toimub ja siinkohal nagu, kui sa rääkisid, siis mulle
jäigi see tunne või nagu see, ma pean seda ise nagu ka teadvustama, et see on midagi, mis maailmas toimub ja see on see, et asjad juhtuvad, me hakkame käituma, hakkame liikuma, hakkame reageerima ja siis me alles pärast hakkame vaatama, et oota, aga mis selle mõju on, mis selle efekt on, et see on väga inimlik. Et me nagu võtame kõik vastu põhimõtteliselt kõigepealt, et sest tegelikult teistpidi on ka jabur, et sul on maailm võimalusi täis ja siis sa nagu oled niimoodi ettevaatlik ja sa mõtled nagu läheks sinna, et selline on palju ebaloomulikum hoiak, ma tunnen inimestele, pigem on just see, et nagu, et aga võtame selle paketi, teeme selle mugavamaks, vaatame, kuidas, hakkame lihtsalt pihta, hakkame põhimõtteliselt kõndima, jooksma. No muidugi see on jah, et me kipume hästi ruttu jooksma kohe, me kõigepealt ei kõnni, vaid me hakkame kohe jooksma ja siis pärast vaatame, et liigesed on läbi. Et nüüd me alles vaatame, et mis see siis tähendab, et meil kõigil on need nutiasjad ja mis iganes, aga see on nagu kollektiivselt, see on lihtsalt, kuidas elu on, et kui inimesed hakkavad kuhugi minema ja siis teised, ja sa saad mingi eelise sellega, sul nagu lihtsam tööd teha, siis teised vaatavad, võib-olla neil on eelis, okei, nad saavad sellega rohkem ja seetõttu nad saavad ettepoole ja siis tekib mingi konkurents ja võib-olla see ka nagu on hästi, hästi soodustatud, sest meil ei ole sellist ühiskonnana, meil ei ole laias laastus, meie valitsusel ei ole moraalset kompassi või nagu, et see on siuke nagu me kogu aeg räägime sellest uuesti, mis asi see moraalsus on, mis asi see on, noh, meil ei ole see nagu, kõigil on see küsimus, mis asi see on, meil ei ole vastuseid ja lihtsalt siuksed nagu dimensioonid on seal juures. Jah. No minu arust sa kirjutasid väga hästi midagi, millest ma oleks vabalt või no, ja saab ka tulevikus tunde rääkinud. Sa kirjeldasid seda, kui inimlik on olla individuaalselt rohkem alalhoidlik, teised jälle rohkem uuendusmeelsed, keegi vabameelne, et ja siis, et tuua sisse see mõõde, et missugused sünonoomi me kasutame, laiatame tesaurusega, me räägime konservatiivsusest, progressiivsusest ja liberaalsusest. Et need on need aruteluteemad nii vanad kui inimühiskond, et me ei oleks siin rääkimas nende kahe eri laua taga ühendatud kaablitega läbi andmekeskuste, kui ei oleks olnud keegi, kes oleks lihtsalt läinud, teinud, mis iganes tal pähe tuleb ja siis teinud rohkem ära, kui see tüüp, kes ütles, et lihtsalt istume siin ja las ta olla ja nagu äkki on ohtlik ja me ei saa ikka teha niiviisi, kui me ei tea täpselt ja ei ole välja uurinud. Et seal on nagu mingisugune tarkus on vaata sellistes sõnades ja asjades sees, nagu ettevaatlikkus ei ole iseenesest halb asi, aga noh, me võime vaadata vasakule ja paremale teise ahviliike, kes ka on kivi ajas, kasutavad tööriistu ja mis iganes ja tegelikult neil ei ole olnud sellist initsiatiivi, nagu on olnud hulkadel nagu meie haru liikidel. Et kui me rakendame seda nagu tänapäeval, seda sama loogikat ka, siis meil lõpuks on need tööriistad, et saada paremini aru ja mõelda, et kus me oleme ja mis me teeme ja mis tagajärjed on. Aga see sama mõte moraaliga ja sellega, et meil ei ole vastust küsimusele, mis on õige ja inimesed küsivad seda küsimust erinevat moodi ja nad üritavad sellesse tühja kohta oma süsteemist toppida igasuguse vale kujuga asju, mis tegelikult ei toimi, aga noh, if you really jam it in there, siis ei saa ju midagi halvasti minna. Ja siis me oleme nagu selles sulamis koos. Ja tegelikult, kui me vaatame kas või mingisugune 100 aastat tagasi, siis me võime öelda, et oli lihtsalt educated, kes kogu maailma kohta. Ja nüüd, kui me praegu nagu lapsed lähevad kooli, nad õpivad esiteks seda, kui lollid olid inimesed pool sajandit tagasi. Ja nagu lollid selles mõttes, et kõige kirkamad kriidid kogu planeedil, kõige säravamad mõistused koos hoidsid mingisugust hoiakut, mis tundus üsna loogiline, aga tegelikult me leidsime mingisugune selle tõe välja. Mis sa räägid praegu täpselt? Mu mõte oli seotud sellega, et meil ei ole olnud väga pikka aega ja ma mõtlen siin enamust inimkonna kirjutatud ajaloost ja veel laiemalt kirjutamata eelajaloost tegelikke
tööriistu selleks, et nii-öelda näha tulevikku või aru saada, kuhu protsessid viivad. Ja, ja et kuigi me oleme jõudnud ka läbi tehnoloogia kasutamisse sellesse staadiumisse, et me saame väga kiiresti teada reaalsuse kohta midagi, selle kohta, kuhu miski viib, näiteks need looduse süsteemid, mis suunas liigub temperatuur kogu planeedil, kas tormid lähevad sinu piirkonnast tihedamaks. Et sellised asjad et on suhteliselt värske asi ja sellest me räägimegi nagu viimasel sajandil. Aga, ja ma üritasingi seda ühendada selle sama mõttega, mis sa tõid, et kui me küsime seda või me arutame moraalset kompassi ja nagu mida peaks tegema olukorras, kus me tõenäoliselt peaksime rohkem küsima nagu sellised küsimused, et mis on nagu kasulikud või mis on nagu pragmaatilised. Et mitte niivõrd stiilis, et kas kusagil seal universumi piiride taga või mõne järgmise mäe taga me leiame Jumala ülesse, vaid et nagu, et äkki me peaks ära viima selle radioaktiivse prügi mu elutoast. Ja et noh, et kas me räägime väga kõrgest moraalist, mis siis nagu lahendaks kõik maailma probleemid, on ju, ja oleks taevalik õiglus ja mis iganes, või et me tegeleme nende oluliste asjadega siin ja praegu. Et seal, see on ka kindlasti pigem nagu noh, avatud küsimus, ma vihjan ju natukene, peaks tegelema asjaga, mis ohustab sinu suurema mõtteotsinguid. Jah, noh, siin ongi kaks asja, eks ju, et kindlasti tasub ära öelda, et me mõlemad teame, noh, et kõik kliimamudelid, nagu ütleme niimoodi, et kliimat ei saa tegelikult väga nagu ette ennustada, isegi nagu tulevikku ikkagi meil on nagu väga, või noh, lihtsalt sa väitsid, et me saame tulevikku ette ennustada, et inimesed varem olid rumalad, et ma arvan, et 50 aasta pärast meil on veel rohkem vahendeid, kuidas paremini tulevikku ette näha ja vaatame ennast praegu rumalana, et me nagu ei 100% ei saa kunagi veendunud olla, aga samas jah, meil on juba päris pädevad nagu viisid, kuidas aduda oma mõju keskkonnale tulevikus. Võib-olla meil kunagi olid need ka. Võib-olla meil kunagi oli ka võime näha seda, et kui ma lasen siin kõik metsas kõik hirved maha, no siis on see halb, eks ju. Noh, see kusagilt mingisugune loogika, eks ju, nii. Et meil mingisugune suhe nagu keskkonnaga on, et kuidas meie käitumine nagu tulevikku mõjutab ja meie ennast. Ja kus see teadmine tuleb, kas see tuleb nii-öelda esivanematelt hästi pika aja jooksul või mitte. Et see on nagu teine maailm, kus see töötas ka, et ma võib-olla isegi selles mõttes me ei ole erilised. Küll aga mulle siinkohal tekkis see tunne, et võib-olla nüüd iseenda juttu ka kuulates, mul tekkis see vastutuse küsimus. Mul tekkis see küsimus, et kui sul on võime näha, siis oleks vaja ka võtta see vastutus ja tegutseda, eks ju, et kui sa juba tead või sa nagu hakkad teadma, siis sa tegelikult peaksid astuma samme ja mul on tunne, et see on üks asi, mis on minul väga vähe välja arenenud tegelikult, ma kohati ei suuda oma elu üldse kontrollida, ma arvan, ma kontrollin seda väga ja siis tuleb välja, et ma tegelikult olen mingi alateadlik hoovuste nagu käes ja ma arvan, et see on noh, et mida nii-öelda võimsamaks me lähme ja mida nii-öelda efektiivsemaks me lähme, seda rohkem ikkagi meil on vaja nagu ühiskonnast suuremat ja sellist, see peab olema noh, helgemat või positiivset kohta, kus arutada ikkagi või tulla nii-öelda koju korraks ja mõelda, et aga miks me neid asju teeme ja mille jaoks on kõige parem neid asju teha. Mitte lihtsalt nagu edasi minna, eks see ongi tasakaal, eks, et mitte lihtsalt edasi minna kogu aeg, vaid natuke take stock või nagu võtta nagu arvet pidada, et mis siis toimub. Ja see vastutuse küsimus, tegelikult ma arvan, et vastutust on väga keeruline võtta, kui me oleme nii-öelda noh, väga tihti öeldakse, et see on kõigest inimlik, eks ju, et sa üritad parimat, aga tegelikult ei lähe niimoodi ja aga see ei tähenda, peaks alla andma ja see vastutuse koha pealt ka veel seda, et jah, et ma tunnen, et on vaja võtta vastutust, aga samas ma tunnen, et see vastutuse võtmise protsess tegelikult noh, on ikkagi kuidagi, see võib võtta nagu 100 aastaid, eks ju, selles mõttes, et see ei saagi võib-olla kunagi valmis, et me nüüd võtsime vastutuse, eks. Võib-olla mingitel hetkedel sa pead, et okei, noh, et kui osooni augud vaata parandati ära või et maailm võttis vastutuse, okei, meie põhjustame seda ühte konkreetset asja, lõpetame selle ühe konkreetse asja ära ja siis selle tulemusena osooni augud nagu paranesid, toodetud neid freongaasi. See on väga hea näide, sest et see kirjeldabki just midagi, mida mina inimestele üritan kuulutada, mitte küll ukselt uksele, see episood on mul elus läbi. Jumal tänatud on siin irooniline öelda selle asja kohta, aga
aga et kui keegi ainult viitsib rääkida ja kuulata, siis see eesmärgipärane tegutsemine on, on nii-öelda esiteks realistlik ja ka mõistlik selles suhtes, et vaata, inimene vajab nagu, inimloom ja nagu väga paljud teised eluvormid töötavad selle põhja pealt, et on mingisugune vajadus, instinkt, mingi tõmme ja siis see saab nagu rahuldatud või selles suunas liikuma hakkad, siis nagu aju, keha lükkab mingisugused rahuldusprogrammid peale, et väga hea, ma olen õigel rajal. et, et kui sa teed mingisugust suurt asja või sa valid sihi, mis ei ole niivõrd, et ma olen nüüd 10 minuti pärast seal nurga peal, vaid et ma lähen selles suunas igavesti ja ma pean sinnapoole tõmbama, sest muidu ma triivin kuhugi mujale. Et sellistes olukordades ongi väga oluline seada mingisugused konkreetsed väiksemad tükkhaaval tegemise sammud ja mitte lihtsalt, et see on nagu esimene etapp 100, vaid et jah, nagu kogu see suur asi on sasipundar ja probleem, aga et nüüd lahendame selle ühe asja ära, mis on nii-öelda nagu kõige kriitilisem. Ja osooniaugud on väga hea näide, see seondub kindlasti millegagi, millega ma arvan, et mille üle kõvasti arutada sellel teemal, vastutus ja et nagu kas midagi peaks tegema või et nagu, et milleks. Et kui me räägime eesmärgist ja kui me jätame kõrvale jah, mis on sinu elu eesmärk? nagu, kui me jätame ja et kui me jätame kõrvale kõik nagu sellised küsimused, et mis, et kui palju inimesed muudavad oma elukeskkonda, missuguse piirini, kas mõned asjad on okei, kas mõned asjad on liiga palju, et kas peaks valikut tegema. Kui me jätame selle kõvasti kõrvale, siis saab küsida selliseid veidrad küsimusi, millel tavaliselt on iseenesest mõistetavad vastused igalt poolt, sest et raamatuklubis hea raamat ütleb nii või keegi on kusagil nullist välja mõelnud või keegi mõtleb ainult enda peale, et miks päästa planeet, miks nagu suva sellest osooniaugust, et mis selle probleem on, et noh, mõni maja läheb põlema, kas kõik on väljas sealt nagu, no davai, las põleb lõpuni maha ära või nagu noh, ei saa järgi ka minna kellelegi, kes on kusagil sügaval keldris. Nagu sellised on mingisugused situatsioonid, kus inimesed siis kas lähtuvadki mingisugusest moraalist või mingisugusest missioonist või kreedost, et oled sa nagu tuletõrjuja, kelle riskantne asi ongi minna kuhugi, aga ka mitte 100%, nagu idee ei ole minna lihtsalt 10 inimest jookseb põlevasse majja ja tuua sealt üks välja, aga nagu pool meeskonnast jääb ka sinna. Et seal on kindlasti mingisugune selline, ma otsin omadussõna, no, kasutame lihtsamat sõna, et seal on selline kurb reaalsus, selline pragmaatilisus peidus. Et näiteks siht võib olla hoida inimelu ja siis küsimus on, et kui palju me hoiame inimelu selleks, et hoida inimelu. See oli peaaegu nagu tautoloogiline küsimus, aga see näide on mul selle jaoks, et nagu, et kas on mingisugune mõte sellel, et päästa inimkonda ühest või teisest asjast või see lihtsalt kõik juhtub, et kas me nii-öelda, kas sa väärid päästmist. Paljudel inimestel on selle jaoks vastus, aga nagu ma esitaks seda küsimust nagu igavesti tulevikus edasi, sest et peaks seda ka arvestama. jah, et see vastus muutub, eks ju, ja sõltuvalt vastusest sõltub ka, kas on mõtet või just mul tekkis ka see nagu see tunne, et kas kõik elu, kas elu on lihtsalt iseenesest hoidmist väärt. Et milline, et umbes, et jaa, ta on elus, et miks meil on näiteks eutanaasia või nagu see nii-öelda haiglas, miks me kohati lubame inimesi ära tappa või nii-öelda lõpetada nende, ma ei tea, kesknärvisüsteemi tegevus on sellepärast, et kui ta põhimõtteliselt on elu lõpuni lihtsalt nagu lebab nii-öelda vegetatiivses seisundis või nii-öelda on see, et siis sellel hetkel, kas see on, või mis see on, eks ju, need on ka keerulised, ma ei hakka vastama, need ongi need teemad. Või et mingi näide, et ma ei tea, kas ma suudaksin ellu jääda, kui see tähendab, et ma peaks mingi 7 beebit hanguga ära tapma, ma ei tea, kas ma tahaksin.
elada sellist elu, olla elus pärast seda. Jah, et ma kuidagi jah, et see elu oleks nii määrdunud, et see ei vääriks päästmist põhimõtteliselt. Siuke tunne on küll, aga aga siis, kui ma küsin selle või ma mõtlesin selle peale, siis mul tekkis selle tunne, et see küsimus, see vastus ja need teemad, mis tõstatuvad, on seotud sellega, kus me parasjagu oleme. Ma arvan, kui me oleksime sinuga kusagil sõjapiirkonnas kahekesi konfliktis, meil oleks relvad käes, me oleme ümber piiratud ja siis nagu tulevad lapssõdurid vastu, eks ju. Kas me laseks ennast maha tappa või sellel hetkel lülituks sisse mingisugused nii-öelda, ütleme see Maslow püramiid või mis iganes nagu sellised primaarsemad nagu instinktid, et meil ei ole vaja seda, et meil oleks hea soe olla, mingi kohvi ja mingi stream ja mingi vestlus oma vahel, vaid meil on nagu see, mis on elu mõte, noh fuck it, mis vahet seal on nagu, noh et tee niimoodi, et sa pärast saad uuesti seda küsimust küsida eks et need on nagu need, aga kui mida mugavam ja mida nagu nii-öelda kõrgem elatustase on, seda rohkem me küsimegi, et aga mis mõte sellel on ja ma arvan, et nagu meie vanemad tegelikult on väga palju tööd näinud meie ühiskond enne meid, et luua mingisugune elulaad, elustiil ja siis, kui nüüd oleme meie noored inimesed, mina vähemalt ja siis ma nagu kohati olen eksinud, sellepärast, et mul ei ole seda primaarset, et nagu sa ütlesid ka, et väga palju inimesi näeb vaeva ja minu elu läheb sõltumata minu tegevusest ikka paremaks, sellepärast, et nii paljud inimesed ümber minu pingutavad ja kes tahavad isiklikke asju, iganes välja elada ja ma just jäin ka hiljuti töötuks, siis ma sain aru, et wow, aga tegelikult ju meie ühiskond toodab nii palju lisaväärtust, et see minu üks panus, mina ei teenigi tegelikult oma toitu välja nii-öelda, et ma saan natuke aega isegi eksisteerida lihtsalt sellest nagu, ja tegelikult paljud inimesed käevadki Amsterdavivad, söövad prügikastidest, mis poed ära viskavad, elavad kommuunides, leiavad viisi, kuidas selle nagu pillava ja siis me toodame nii palju, me ei tarbi kõik ära, et asju jääbki üle ja sellest, mis jääb üle, inimesed saavad ka ära elada, eks ju. Et jah, ja kui meil on nagu nii palju küllust ja lisa, siis me küsimegi nagu neid küsimusi, siis ongi, sellepärast see vestlus siin, mina üldse kohati nagu kehastan mingisuguseid asju, ma tunnen meie ühiskonnas. Üks on see nagu see sihitus, et okei, meil on see nüüd see hea käes, nii-öelda see materiaalne hea on käes, aga kas meil on ka vaimne hea? Kas me saame üksteisega läbi? Ma olen väga tundlik, kui näiteks keegi karjub mu peale. Ja minu jaoks juba ei ole väga okei see, kui suvalised inimesed panevad mulle puid alla, lihtsalt niisama, ja ma ei saa aru, et nad panevad mulle puid alla, eriti netis. See teeb mul netis suhtlemise keeruliseks, aga päris elus ka, kui osad inimesed nagu on väga hea pokerface'iga, mis iganes, suhtlevad kuidagi nagu harjunud suhtlema, mina kutsun seda vägivaldsemaks suhtlemiseks, eks ju, nemad on, muidugi nende subjektiivses reaalsus ei ole vägivaldne, aga mina kogen seda, sest mul puudub nagu nende tõlgendus, mina tõlgendan seda kui nii-öelda valge leht või nagu selline, kui sa oled nagu negatiivselt nagu kõnetad mind ja nagu teed mind maha, minu isikut maha, minu arvamust maha, minu hoiakuid maha, minu pere maha, mis iganes, kui sa lihtsalt nagu alavääristad mind, siis mina võtan seda kui emotsionaalset vägivalda, sest ma olen hästi tundlik lihtsalt. Aga ma olen sinu keskkond ja nüüd ongi juba need teisene heaolu, et me elame selles maailmas, kus me tahame, et meil oleks nagu kõigil hea olla, kui sa tahad, et me oleksime õnnelikumad, siis need on jah, see on nagu, mul on valus ja ma tegelen sellega põhimõtteliselt. Aga miks ma tegelen sellega pärast, et ma ei pea enam tegelema sellega, et kas mul on toit laua peal, mida mu vanaisa võib-olla ei mõista, et mis asja tööl pead käima, sa pead sööma ja ma ei tunne nagu, ma võin veits nälgida ka või ma võin veits lihtsamalt süüa. Et see ei ole enam elu ja surma küsimus, ma tunnen, nüüd on juba ongi see elu kvaliteedi küsimus ja ma ei tea väga, kindlasti oleks mingi lahendus see, et aga mine siis kuskile hipikommuuni ja nälgi ja see on, ma ei ütle, et hipikommuunidest nälgitakse, ma just ütlen, minegi mingisugusesse kohta, kus on nagu alatootlikud need supply line'id või mis iganes, et kus ressurssi tuleb vähem peale ja siis saa seal elul, leia sealt oma mõte. Okei, see on huvitav pakkumine, aga ma lihtsalt ei ole nõus tegema seda et ma tahan nagu kuidagi võib-olla kasutada siis seda hetke ja võimalust, et rääkida nendest teemadest ühiskonnas, või lihtsalt oma sõpradega, minu jaoks mina ei kõnele ühiskonnaga, minu jaoks on ühiskond see, mis sa Postimehest loed, eks ju, need inimesed, kes kirjutavad seal neid artikleid, aga mina nagu enda arust elan rohkem mingit päris elu minu puutepunktiga, mina ei ole seal ühises kollektiivis, sellepärast et nagu sa ütled, kui sul on nagu juba ja siin ongi see, et kui sa oled nagu sotsialiseerunud sisse mingisugusesse viisi, siis sul on lihtsam, et kui kõik saavad aru, et see on puud alla panemine ja see kasvatab paksem nahk ja ole lihtsalt tugevam, eks ju. Aga kui ma
kui ma ei näe, et minu väärtuste skaalal ma peaksin muutuma halvemaks inimeseks, lihtsalt sellepärast, et teie maailmas hakkama saada, vaid ma pigem nagu hoian siis rohkem omaette ja leian selle tasakaalu seal. No see on midagi, see on minu isiklik kompromiss, see ei ole nagu universaalne lahendus, see on lihtsalt nagu minu jaoks kuidagi nii-öelda, mis juhtub iseenesest-likumalt. Ja kui ma, ja siis sa ütled, et aga näe vaeva, nagu ma pean pingutama siis, et saada sinu sugusemaks. Et Eestis selliste nagu, ma ütlen, ma olen selline ja siis vastu tuleb ühiskonnalt, me aktsepteerime sind. Sellist asja on väga vähe minu meelest on, kus inimesed aktsepteerivad üksteist ja rohkem on nagu mingi ära ole süüke, ole rohkem süüke või tee rohkem seda või noh, me nagu kuidagi ei lase üksteisel olla. Vabaduse mõte, nagu see päris vabadus, olla milline sa tahad, seda on palju vähem oma väärtustes, oma hoiakutes, et meil on erinevad arvamused ja me oleme sõbrad edasi. Noh, see on, ma ei tea, ma ei näe seda väga tihti, ma näen väga palju keskealisi inimesi, kellel pole palju sõpru, sellepärast et nad ei saa läbi nende inimesteks, nad on erinevad arvamused ja siis nad ei saa enam sõbrad olla, nagu ma ei... Seal on, selles, millest sa mainid, on nagu see probleem küsimus, millele paljud juhivad ka tähelepanu. Ja üks nagu kõige suuremaid ja tegelikult sisukat, üks kõige suurem ja sisukam kriitika tavaliselt tuleb konservatiivsest, tugevalt parempoolsest maailmapildist ja nende esindajate kaudu. Sellele, et kui keegi kusagil sõimabki sind netis või päriselus või noh, lihtsalt parastab, naerab, mis iganes viis, annab sulle teada, et kõik inimesed ei saagi läbi saada ja et ei ole mingisugust asja nagu mingi võrdsus ja muud asjad, siis me, noh, siis on nagu koht inimestel, kelle jaoks on ideaal selle poole pürgida, on see koht, kus see neid hakkab riivama, selline kommentaar. Et kuigi nagu, et üks inimene ütleb, kuidas maailmas asjad on, teised tahavad seda viia mingis suunas ja siis nagu kuulevad seda, reageerivad kuidagi negatiivselt, aga tegelikult, kui sa mõtledki selle peale, et kui on olemas üldse erinevad inimesed, erinevate huvide, soovide, standardite, eelistustega, siis kõige lõpuks on ka see, et on nagu hetke meeleolu, tujud ja vajadused on nihkes, kuigi me oleme kõik inimesed siin planeedil, siis me ei ole kõik täpselt samas kohas, kõik samas vaimses staadiumis ja kõik täpselt vajadust ikka ühel tasemel. Ja siis võib tekkida selline lahknevus, no, võib öelda, et üsna lihtsate asjade pealt, mis muidugi on nii-öelda aktsepteeritav. Ja miks ma sellest esimesena räägin, on, et ma tahan rääkida sellest teisest otsast, selles sõpruses, et kus nagu inimesed triivad eemale või et nagu, et noh, me oleme erinevad, aga jääme sõpradeks edasi, et sellises nagu unity või ühendatud või ühe karja ja ühe mingisuguse hõimu hoidmine on hästi suurel altaril. Ja hästi suurel, ülisuurel altaril ja ma kirjeldan siin tõepoolest nagu, noh, ma ei ole ekspert, aga selles mõttes, et mis mu enda uurimus on sellest, et kui uuritakse antropoloogilisi uurimusi tehakse psühholoogilisi, üritatakse näha sotsioloogilisi tegurid, et kuidas inimloom käitub, mis on see nagu ühine asi, siis me näeme tribalismi, me näeme seda, et meie kamp, noh, et minu klikk klassis, kui ma käisin koolis veel, eks ole, minu sõbrad, kes on minuga, kellega me teeme kõike koos, minu rahvuskaaslased, minu riik, minu liik, minu planeet, ja et nagu, et kui need kihid tulevad sisse, siis see on tegelikult see, millest me enne rääkisime, see on selline ela enne, siis mõtle. See on selline, mis töötas nagu enamus 4 miljardist aastast, sest et kui esimesed mitmerakulised, kui neil oleks võimalus, kujutame nüüd ette, et neil on võimalus mõelda ja näha seda, mis juhtus nüüd siin tagatipus ja võib-olla nemad oma moraalistandardite järgi ütlevad, et nagu mina ei taha, et see juhtuks ja siis lähevad nagu esimese lõkke juurde ja põlevad seal surnuks ja lõpetavad, ütlevad, mul ei ole vaja, et universum sinna välja jõuaks. Et see tribalism on pärand sellisest ajast, see on nagu see, et me teeme nüüd asju nii ja see peab olema ja see on tähtis ja et see on selline laiendus sellele isiklikule elualal hoidmise instinktile.
et kui sa kirjeldasid ka seda kaeviku näidet selles mõttes, et kui meie kahekesi oleme kaevikus ja seda on ja meie elurajad on juba sinna viinud, siis ma arvan, et nagu no offense to children everywhere, aga kui keegi tahab meid hävitada hunniku lastega, siis Sorry. ma kõigepealt lasen need lapsed maha ja siis ma lähen otsin tolle tüübi üles, et nagu ta ära hävitada, sest et see on nagu õige võitlus, mida teha. On ju, aga need sellised suured küsimused selles suhtes ei tõenäoliselt võivad sul enne peas olla, aga kui sa oled seal ja sa oled nagu lihtsalt nagu mõne sekundi kaugusel sinu lõpust, siis see suur tore idee võib-olla aitab sul pärast natukene leevendada seda lõhet oma psüühes sellest, mis sa tegid. Aga tolles hetkes tõenäoliselt, no sõltub inimesest, aga tõenäoliselt sa teed selle ära, kui sul on see tugev instinkt. Ja kui see nüüd laienenud sellise nagu hõimu ja selle vahetuse peale jääda sõbraks, miks ma nii pikalt sellest räägin, on see, et kui on see faas, et sa kõigepealt nagu hetke ajal teed seda kogukonna alalhoidlikkuse instinkti, et me peame jääma sõpradeks, kuigi me oleme erinevad, siis minu nagu hüpotees, minu point on see, et sõltub mis piirini. Ja minu arust praegune aeg, nagu see viimane aasta, mitte et neid võimalusi ja põhjusi ja mida iganes ei oleks olnud juba tükk aega, üks hetk ma panen oma kaamera uuesti toimima. Aga et mitte, et ei oleks neid põhjuseid kaua aega olnud, ma lõpetan selle mõtte ära lihtsalt vaid, et tegelikult tõenäoliselt on mu kaamera praegu raskustes. Ma kohe korda selle. Ja siis ma alustan selle lause uuesti ja siis on hästi. Ei ole mingit postprodu vaja. Ma ei tea. Ma see nii kaua näitan, seal taga on küünlad minu pea taga. Ja seal on kaunistavad Maari Soekovi maali. Maari Soekov on Eesti kunstnik. Võitsin loosiga selle pildi. See on väga hea võit. Ta ütles hiljem mulle, et ta lootiski, et ma võidan. Me oleme nagu tuttav ka. See on alati hea. Ja nüüd ilusate asjade juures tulles nagu nende karmide asjade juurde tagasi. Et minu hüpotees on, et sõprus kui idee poolest harmooniline läbisaamise viis ei peaks olema üldeesmärk iga hinnaga. Kui see on nagu, et noh, et ütleme nii, et eesmärk pühendab abinõu kõlab väga halba asi, siis kui me räägime, ma ei tea, et meil on liiga palju inimesi, hävitame mõned ära. Nagu, see on tõeline probleem, meil on liiga palju, nagu sul tuppa mahub ainult 10 inimest, sa ei saa sinna 30 toppida, sest et muidu kõigil on lihtsalt mingisugune õudus ja piinamine. You can't have that shit. Aga et nüüd hästi lihtne on teha seda valikut, seda nii-öelda seda trammi eksperimenti, et nagu, et noh, et kas me laseme trammi rajale, kus 2 inimest sureb või 10 inimest sureb, et mingisugused utilitaarsed küsimused. Aga nüüd mõtle nende väärtusküsimuste peale, millega me tegeleme selle 2020 aasta jooksul, mis hakkab lõppema. Mitte, et ei oleks olnud neid kohti varem ja hästi palju ja olulisi, aga nüüd järsku see on su kodus, see juhtub sinuga, see juhtub sinu vanaemaga, see juhtub sinu lapsega, see juhtub sinu sõbraga, kes ei ole riskigrupis, aga kellel on immuunsus nõrgestatud. See juhtub sõbraga, kes ei sure sellest ära, aga kui ta saab nagu sinu käitumise tagajärjel endale tervisemure, mis võib-olla võtab ta elu lõpust 20 aastat ära, või need järgmised eluosad tal on sellepärast pikaajalise kroonilise tervisemurega, siis et nagu missuguse taseme pealt on sõpruse hoidmine tähtis küsimustes, mida inimesed peavad ekslikult lihtsalt erinevuseks ja väärtusküsimusteks, mis peavadki olema erinevad. Ja ma ei nimetanud siin seda elevanti toast, kõik teavad, millest ma räägin, aga point on selles, et praegusel ajal inimesed lähevad tülli selle üle, kas ma peaksin hoidma teiste inimeste tervist. See on tegelikult see küsimus. Sest et nagu teed, mis sa teed, sa saad mõjutada oma käitumist, aga see mõjutab, need tagajärjed jõuavad teisteni. Ja see vastutuse haaramise küsimus, mida sa enne rääkisid, on midagi, mis
mis tõenäoliselt nagu minu hüpoteesi järgi on täiesti legitiimne põhjus inimestel võõranduda. Ja kuigi ideaal ja eesmärk ma olen nõus, nagu minu peas ma tahaksin ehitada maailma, mis on mingi 24. sajandi Star Treki utoopia, kus kõik saavad läbi, vaadake sarja, tegelikult ei saa läbi, kõik samad probleemid nagu meil, aga lihtsalt hästi palju rohkem süüa. ideaal on ilus. jah. Et nagu mina arvan, et see on selline lõputu olukord, kus sa kas suudad inimesele selgeks teha, no kui see on arusaamatusest, kui keegi on nii-öelda nagu rumal või teadmatu, siis sa võid ju mõelda, et lihtne haridus ja jumalik tõde näitab talle, et kuidas see on õige teha ja siis ta automaatselt teeb niiviisi. Tegelikult see on hoopis teistsugused põhjused. See on hoopis nagu muud nagu ideed, mis panevad inimesi tegema neid valikuid. Ja ma arvan, et selle põhjal mõned inimesed jäävad kildkondadesse ja mõned inimesed tuleb maha laita või vähemalt neile öelda, et süsteem on selline, sa võid sellega võidelda, aga süsteem on selleks, et oleks parem ja nagu see lihtsalt ei päde, see selline valik ja nad tõenäoliselt valivad seda elu lõpuni või mingisuguse väga pika aja ikka samamoodi teha. Siin on nagu päris mitu tasandit tegelikult, ma tunnen, et üks tasand on nagu see riigi tasand ja siis on nagu see ühiskonna tasand ja siis on nagu isiklik tasand ja sõprade tasand. Ja mul isiklikult on tunne, et kui meie räägime või kui netis suheldakse, siis tegelikult ei ole ka selge, et mis pildis nagu neid asju räägitakse, mis nagu skaalal. Et minul netis alati ei ole nagu, näiteks meie räägime omavahel ka, et mina ei tea tegelikult, nagu ma impliitselt võin mõelda, aga ma ei tea, kas sa räägid nagu poliitika tasandil, kas sa räägid isiklikul tasandil, kas sa arvad, et sinu isiklikest arvamustest peaks tegema poliitika või mitte, et kui mina oma sõpradega Facebookis räägin, eks ju, siis meil siin oli ka mingi asi, et mina lihtsalt rääkisin nagu isiklikul tasandil, aga see kohe viidi nagu poliitilisele tasandile ja seal ma ei olnud nagu nõus kommunikeerima, sest minu jaoks ei ole nagu see vestlus, ma arvasin, ma lihtsalt räägin sõbraga internetis, aga tuli välja, et see on nagu ma võin selles mõttes mingi hetk seletada küll, et nagu mis tasemelt ma seda räägin. Jah, aga siis miks ma ise sain aru, et minul on see vajadus, et et see kuidas öelda, ma ei oskagi seda hästi sõnastada niimoodi, et see nagu oleks mulle endale ka nagu mugav ja kohane, aga põhimõtteliselt on ikkagi selline suur hirm nagu abandonment'i või nagu mahajätmise ees ja mina isiklikult nagu vajan nagu seda tunnet või nagu loon seda tunnet, et need inimesed, kellega ma suhtlen, et me saame läbi isegi siis, kui me arvame erinevaid asju. Nüüd ma ei arva, et sellest peaks tegema riikliku poliitika või mingisuguse sellise nagu, see on küll ideaal ja see on tore ideaal, aga kõiki see ei kõnet. Mind see kõnetab, mul on seda vaja, aga ma ei arva, et see peaks olema nagu kõigi jaoks niimoodi ka. Eks, et siin on mingid need kihid siin juures. Aga ma tahtsin öelda, siis üks asi on see kihistumine, mis tasandil me räägime. Ja ma proovin korra mõelda, mis see teine on, siis rääkisid sellest, kuidas me peaks käituma, kellega, mis tasemel. Okei, jaga oma seda mõtet, mis sul oli praegu. Jaa, et võib-olla aitab nagu põrgata selle pealt, aga võiks öelda, ja ma saan täitsa aru, et ongi võib-olla kohe keeruline aru saada, näiteks mul endal ka, mis tasandist inimene räägib, mis tõttu vähemalt nagu oma idees üritan rääkida nagu sellist individualistlikust perspektiivist, üksikisiku võimust ja vastutusest, sest et nagu see ei kirjuta seadust. Kõik muu tuleb lihtsalt sellest kokku, mida kõik üksikisikud teevad. Väga lihtsalt öeldes, et me võime natukene tekitada olukordi, kus väiksel grupil inimestel rohkem võimu meie kõigi üle või mis iganes või keegi on otsustaja ja juht, aga me lihtsalt räägime sellest praktikast, mis iganes teeb, mis kõik inimesed teevad. Nii et selline tasand minu jaoks on esile tõusev, it's an emergent phenomena, nii et kui ma räägin mingisugusest põhimõtte rakendamisest, sellepärast ongi nagu hästi olulised nii-öelda nagu väärtusküsimused indiviidi jaoks. Sest et kusagil keegi võib öelda, et ära mine punasega üle tee või et mingi ära suitseta kanepit. Et nagu, aga inimene teeb, mida iganes ta teeb. Sa ei tohi olla korruptiivne, sa pead makse maksma. Sa pead naeratama praegu, et nagu inimene teeb, mida ta teeb vastavalt oma väärtustele ja vajadustele. Ja ta teeb selle põhjal otsused. Ja
ja igasugune reguleerimine võib-olla on, kui seda tõhusalt tehakse, on kasulik meede. Toome ühe näite, et kui me hüppame nagu riikliku tasandisse, et me ei räägi siin nagu isikust vastutusest. Me tahame, et inimesed kasutaks vähem plastikut, sellepärast, et see on halb, et seda koguneb, sest et noh, sa ei taha oma prügi sees elada, lühidalt öeldes. Väga keeruline suur teema, sa ei taha oma prügi sees elada. Mida inimesed teevad, no mingi ostavad iga 10 000 kilekotti iga hetk. Mis me teeme? Teeme kilekotid kalliks. Mis juhtub? Inimesed ei osta kilekotte. Inimesed ostavad võib-olla ühe kilekotti, kannavad selle ribadeks. Võib-olla inimene ostab riidest kotti sellepärast, et see konkureerib, kestab kauem ja seda ei pea iga mõne tagant uuesti ostma. Et nagu sa võid teha mingisuguseid lükkeid kusagilt kaugelt, et karjatada inimest, kes ei mõtle ja enne elab ja siis nagu mõtleb. Või teise külje pealt, et kui me räägime rohkem sellest, mis lahendab nii-öelda probleeme tuleviku, ühiskonna ja inimese enda nagu isikliku arengu jaoks, on see, et mõelda enne, kui sa teed või siis nii-öelda nagu teha põhjuste järgi. Mul ei tule meelde selle tsitaadi autor, aga ma tean, kust kaudu see minuni jõudis. See oli arvutimängust Civilizatsioon. You get a new technology, you get a quote, nagu mängutegijad on valinud mingisugust tsitaadi kusagilt ja saad mingi kirjand oli... ja siis tuleb mingi mingi Kreeka filosoof oli, ütleme 2500 aastat tagasi umbes selline tsitaat ongi, et nagu ja hull parafraseerimine, aga mõte selle taga on, et ma ei tee häid asju ega ei hoidu halbadest asjadest, mis iganes mõõdupuu järgi see käib, sellepärast, et kusagil keelaks või käseks, mitte seaduse pärast, vaid ma teen seda läbi filosoofia. Eks idee ei ole niiviisi, et ma teen nii, sest et kästakse ja ei keelatakse, vaid seda nagu ei peaks eksisteerima ja on nii-öelda nagu see sisemine loogika, on põhjus, on mingisugune moraalne eetika ja siis selle põhjalt käitud. Selle põhjalt nagu teed ise või võtad selle initsiatiivi, võtad selle vastutuse oma elu ja tegevuse üle. Et see on natukene see külg, millest ma eelistan rääkida, kui ma räägin sellistest suurtest asjadest. Ja kui ma räägin ka sellest nagu sfäärist, et mis on sõpruse hoidmine, kuidas nagu hoida neid inimsuhteid, või et missugune selline koht on see, kus sa aru, et sa peaksid enda parimates huvides eemale hoidma kellestki. Sest et tahes-tahtmata see on üks elu muredest praegu. Kellestki sa pead eemale hoidma. See on keeruline teema. Ma seda nagu koroonast või seda eemale hoidmise asja praegu hetkel puuduta. Aga jaa, see meenutab, et on see isiksuse või nagu juhtimis teooriad on ka. Arusaadav. Ma lihtsalt igaks juhuks ütlen ka juurde ka, et ma lähtusin siin sellest, et nagu ükskõik, nagu ma ei räägi, et inimesed on tõbised, ma räägin ka sellest, et missugune on toksiline vaimne keskkond sellele vaimsele heaolule, mis sa räägid. Et kui sa oledki nagu, kui sa oled suhtes, kus nagu sind kui isikut lõhutakse või kas tahtlikult või tahtmatult, sellepärast, et teine inimene on katki või ta on nagu psühhoterrorist või mis iganes. Kui see on sinu tervisele ja heaolule halb, siis see inimene ei kuulu sinu ellu ja ta jääb sellest välja täielikult, kuniks ta enam ei ole ohuks teistele. Sellise näitena. Et ongi, et on mina, eks ju, et esimene tasand on mina tasand, mis mul vaja on. Teine tasand on see, et minu sotsiaalsed suhted, et mina olen minu kollektiiv. Kolmas on see, siis ongi see ise autoriteetne või sina oled enda autoriteet, sina oled nagu nii-öelda see enda põhiseadus ja sina oled see mõõdupuu, mille järgi saab nagu hinnata maailma legitiimsust ja seal on tegelikult vaja ka mingisugust usaldust, eneseusaldust, et mina oskan hinnata, kuidas on ja selleks sa pead tundma ennast ja sa pead nagu see ei ole nagu lihtne samm ja sealt edasi on siuke mingi kollektiivne, transcendentaalne või siuke tasand. Aga see teema on minu jaoks küll huvitav, et just see, nagu sa ütlesid, et nagu sa ei saa olla kõigiga sõber. Et sa pead nagu mingid inimesed eemaldama, ütleme siis kas näiteks sellepärast, et nad ei hooli sinu tervisest või nad on kahjulikud sulle. Siinkohal muidugi juhtub juba see, et tõenäoliselt see inimene, kes oleks suuteline aru saama, et see ei ole talle hea, ei ole see inimene, kes on suuteline, tähendab, et ta ei ole veel jõudnud sinna, et sa ei suuda näha, tähendab, et ta ei ole suuteline võtma seda sammu. Et see on nagu osa probleemist, et tõenäoliselt see olukord on selline, sest et
tal ei ole täielikku kontrolli või teadmist selle jah, üle, et mis ta toimub. peaks seda tegema või ta suudaks seda teha, et võib-olla isegi näeb ja teadvustab, et midagi toimub, aga et nüüd siis selle pinnalt midagi teha, eks ju, aga just see, et nagu see hetk tekkis mul ka siis, kui ma mõtlesin, et okei, et minul on mingi vajadus ja nagu ma kirjeldasin seda sulle ja siis sa ütlesid, et jaa, et see vajadus on ja mingi piirini, aga me ei saa seda võtta nagu ühiskondlikuks selliseks moodus operandiks või toimemehhanismiks või käitumise aluseks. Ja siis sellel hetkel nagu, noh, minu jaoks need asjad nagu tulidki niimoodi kokku, et kui ma mõtlen, et okei, jah, tõesti, ma ei saa öelda kõigile ette, mida nad tegema peavad või kuidas nad tegema peavad, sest meie kõigi elud on erinevad, ma pean seda lihtsalt aktsepteerima. Et meie iga inimene tegelikult, me ei saagi üksikindiviidina ette kirjutada teistele, kuidas teised käituma peavad. Et mingi seadused, kõik asjad toimuvad kvoorumis, nad toimuvad nagu arutelus ja diskussioonis ja mida rohkem inimesi seal on, nii palju, kui sa suudad mahutada sinna arutellu nagu maksimaalne arv, aga et oleks efektiivne ja kasulik, see on nagu kõige parem, eks ju, et see on nagu see koht, kust tulevad nagu laiapõhjalised otsused. Aga siinkohal ongi, et minu meelest on väga vajalik oskus teadvustada oma vajadusi, käituda selle põhiselt ja mitte süüdistada teisi selles. Et kui minul on mingi vajadus ja ma pean nagu jätma mingi inimese kõrvale, siis see inimene tegelikult konkreetselt ei ole halb. Ta lihtsalt ei ole hea mulle. Eks? Et lõvi ei ole halb, sa ei pane teda lammastega kokku, sa paned ta eemale, sa tõstad nad eemale, aga noh, minu sellises nagu, ma ei taha öelda perverses, aga sellises nagu teistpidi maailmas nagu nad saavad ikkagi eksisteerida harmoonias ja mingis tasakaalus ja nad nii-öelda saavad Aga kas olla see on siis, looduse, kui- jumala lapsed või looduse sõbrad või noh, mis iganes, Kas- et nad nagu saavad ma küsiksid täpsustust, Jaa. et nagu, et kas nad siis, kas lõukoer sööb õlgi nagu veis ja imikud chillivad maopesas või et kes siis nagu, et kas keegi peab muutuma või see tähendab seda, et seal on tegelikult mingisugune normaalsus sellel, et mingi hulk lõvisid ja mingi hulk lambaid ja nagu noh, jah, et seal on mingisugune tasakaal, et piisavalt palju lambaid ja piisavalt vähe lõvisid, et mis no võib-olla seal on mis on nii-öelda nagu see ideaalne olukord, et mis on nagu see okei koht, kus nad eksisteerivad või No, can you elaborate? ja ma arvan, et see nagu see olukord saab olla nagu noh, mida algelisemad on nii-öelda, mida lihtsamad on, mida lollimad on lambad ja mida näljasemad on lõvid, seda rohkem peavad nad lahus olema. Ja noh, ma tahan öelda sellega põhimõtteliselt inimsuhetes nagu seda, et kui mida meie kõrgemale meie isiksuse, teadvuse, eneseteadlikkuse, oma endast teadlik olemise, enda triggerite, enda emotsioonide nagu see kasv, selle kasvuga me saame nagu hallata rohkem inimesi enda keskkonnas või enda sees. Aga kui meil see on nagu madalam, siis me paratamatult peame eemale hoidma. Aga kui me peame eemale hoidma, see ei tähenda, et need inimesed tänapäevas maailmas, meie ühiskonnas, need inimesed ei ole vaenlased, nad ei ole halvad, nad lihtsalt on teistsugused ja nad tahavad teisi asju ja kui nad ütlevad sulle sõnu, sa tõenäoliselt isegi ei tea, mida need sõnad nagu tähendavad neile. Et kui mina ütlen isa, sina ütled isa, keegi, kes meid kuulab, ütleb isa, eks ju, siis meil kõigil tekivad nii erinevad emotsioonid ja kui sa ütled isegi, et isa tegi seda, siis kellegi jaoks on see tore, isa kalli, kellegi jaoks on see mingi piits ja noh, need ei ole isiklikud näited, lihtsalt nii nagu, et kuidagi hästi palju on jah, nagu ma ei saagi aru, kas see on nagu täiskasvanuks olemine, et sa lihtsalt nagu eeldad, et sa saad teise inimesega rääkida võrdsetel alustel. Sest mina olen kogenud seda, et isegi oma nagu lähedastega me tegelikult ei suhtle võrdsetel alustel või ja ma seetõttu ka tihti ei suhtle paljude lähedastega, mitte ma oleks kusagil madalamal või kõrgemal, vaid lihtsalt nagu sellel suhte otstarbel on erinev asi, no mõni inimene väljendabki ennast selleks, et saada sellest mingit rahuldust ja mina siis tulen ja tahan olla mingisugune põrandame maailma, siis keegi tuleb mingi internetitroll olen, eks ju, et see koht, see ei saagi töötada, aga see ei tähenda, et me oleks vaenlased või see ei tähenda, et me ei oleks sõbrad, sest mõnes teises kohas ma lihtsalt ei taha elada ühiskonnas, kus meil on nagu lõhestused ja need lõhestused on sellised, et neid ei saa ületada mitte mingi tingimusega, et kuidas öelda, need asjad võivad olla, nagu ma ei ütle, et need ei tohi olla, ma olen ikka aktsepteerin, et ma nagu nii väga tahan, et kõik töötaks, et ma isegi luban nende lõhedel eksisteerida, ma lihtsalt loodan, et nagu see alateadlik või see impliidne, see nagu, kuidas öelda, see
noh, see nagu see teadlikkus on ikkagi sellest, et see, et ma tülitsesin selle inimesega, ei tähenda, et see inimene tahab mulle halba või et mulle tahetakse maailmas halba. Ma tunnen sellisest nagu noh, et see on üks meede või viis, kuidas lihtsalt mõtestada maailma. Ma kunagi kirjutasin ühes see ka, et kui sa käid ringi ja mõtled, et maailm on tõpraid täis, siis sa oled tõbrastega maailmas. Noh, et see on lihtsalt nagu suhtumise muutmise küsimus. Ja sa ei pruugi nõustuda inimesega, aga see lihtsalt tähendab, et no ma isegi ei saa aru, mida see tähendab, sellepärast et nagu me otseselt isegi ei muuda midagi tegelikult ju selle, või no see on lihtsalt nagu mingi, see on inimlik tegelikult, see positiivsete emotsioonide olemasolu. Et kui mul on sinuga positiivseid emotsioone, siis ma pean sind sõbraks. Kui mul ei ole sinuga positiivseid emotsioone, siis ma ei pea sind sõbraks. Aga kui sa ei ole sõber, kas sa oled siis vaenlane, et luua mingisugune selline nagu tervislik teine, kes ei ole mina, keda ma ei mõista, keda ma ei saagi mõistma. Ja see on, mina usun, et see on nagu tervislik suhtumine maailma, et sa ei mõista seda, sa mõistad väga vähe, sa enam-vähem tead, kus sa süüa saad, sa tead, mis sa võib-olla tööl pead tegema ja sealt edasi kõik nagu sa lihtsalt muudad tegelikult, praegu siin me alateadlikult oskame muuta seda õhusurvet, mis tuleb välja meie kopsudest, meie hingamisorganist, millega me tarbime molekule meie keskkonnast. Noh, et see kõik on tegelikult nii jabur, et see, mis me siin teinud oleme, on lihtsalt mingisuguste lihapingete, nagu ma räägin häälepaeltest, eks ju. Kuidas sa mõtled nendest mõtestad, eks ju. Mingisugused selle vibratsioon, kuidas sealt nagu meie meedium, meie keskkond käib läbi, eks ju. Mõtle, kui kalad räägiks vees, või läbi vee, eks ju. Et see tegelikult on kõik nii jabur ja siis nüüd eeldad, et sul on see arvamus ja mul on see arvamus ja mina olen see ja sina oled too. Noh, see on, me oleme nagu, see ei ole tervislik, sellepärast, et see maailm ei ole selline, nagu me arvame, et see on. See ongi kõik minu meelest. Ta lihtsalt on midagi muud, ta on alati midagi muud. Sa ei suuda kunagi välja mõelda, nagu milline see maailm päriselt on. Sa suudad nagu, jah. Ja siis nüüd hakata nagu sealt eeldama asju ja tegema järeldusi. No see on veel, ma räägin just inimeste maailmas, ma ei räägi nagu sellest, et kunagi mis ilm homme on, et seda me saame vaadata, et kui see on mingi püsiv muster, aga kui ma arvan, kui pilvel oleks nagu tujud, siis ta oleks mingi, sa arvad, et ma tulen siin sajan või, noh, et siis ta hakkaks mõjutama, aga kuna tal on nagu teistsugune suhtlemise viis, siis me saame seda nagu, aga inimeste omavaheliselt just. No, mingis mõttes tegelikult see on hea metafoor, sest et ma ütleks, et kuidas öelda siis, räägime natukene siis, kasutame Jumal Kaia maa-ema metafoori siin, et emake maa või emake loodus, ütleme siis kliima selle sõnaga, on nagu indiviid ja kliima on isend ja ilm on tuju, ütleme nii, kui on natukene aru saada. Miks mulle meeldis see näide? Et see on üks koht, kus mina näen seda analoogiat ja see muidugi ilmselt sõltub ka inimeste arvamustest ja hoiakutest, aga ma lähtun sellest nii-öelda just sellest esile tõusvast materiaalsest, mida me näeme seal, millest see kõik välja kasvab, mis lõpuks toob esile inimese. Ja ma ei räägi nüüd niivõrd nagu ajalisest programmist minevikus, räägime korraks nii-öelda lihtsalt nagu ajahetkest. Me lõikame läbi selle ühe universumi hetke siin praegu ja mõtleme sellele, et millest me koosneme, et meil on väiksemad ehituskivid, me räägime mingist subatomaarsetest osakestest, mis käituvad kõik oma reeglite järgi, reeglite piires, õpime seda paremini tundma, aga seal on väga selged nagu jaotused, sellest tulevad oma keerukad suhted, nii-öelda läbisaamised nende elementide ja asjade ümber. Sellest kõigest nagu tulevad kokku esiteks, nagu tulevad prootonid ja neutronid, sellest tulevad aatomid, sellest tulevad molekulid, ehk siis üha enam järjest tuleb keerukaid suhteid. Kui me jõuame juba molekulide maailmas, siis me räägime, et meil võib ju olla 100 puhast elementi, aga meil on nagu mõnel on üks prooton rohkem ja üks vähem ja siis elektronid jooksed kusagil ringi, et tegelikult me elame juba väga kaugel oma sellest mingist inimühiskonna reaalsusest tohutu keerukuse tasandil ja sisuliselt nagu see õppetund meie maailmast on, et kui palju erinevaid vorme ja väljundeid on mingisugustelt nagu baasreeglitelt.
mis muidugi, noh, me ei räägi siin osakeste tunnetest, sest et nii palju, kui me aru saame, on tegemist nii lihtsate asjadega, et me ei peaks siin nagu imetaja analoogiat sinna tooma mängu. Aga nüüd edasi lähebki jälle keerulisemaks. Et kui me räägime juba keemiast, kus on siis elemendid ja molekulid oma asendites, siis see läheb lihtsalt täiesti nagu lõputuks diasporaaks. Selle ühte väljundit me näeme sellest, et mida me leiame maailmast. Et me võime tunda umbes vähem kui 100 stabiilset elementi, mis meil siin ümbruses on. Aga meil ometi inimesed peavad pühendama kogu elu, et uurida välja, mis erinevad mineraalid ja nagu koefitsiendid ja nagu tingimused, temperatuurid ja olekud kõikidel asjadel on. Ja selle kõige najal oleme me siin, koosneme rakkudest, me koosneme DNA-st, meil on see programm, millest me väga palju ei räägi, mis on nagu selline varasem, et mida mul on vaja ellu jäämiseks, missugused on need harjumused, eelistused, instinktiivsed reaktsioonid asjadele. Ja siis nüüd mõtleme, et nagu kas see siis ei saagi nagu eksisteerida koos või mis iganes on. See õppetund loodusest minu jaoks nagu sellist nagu ajuta, ilma vaimuta või kõrgema mõtlemiseta lihtsalt printsiipidest lähtuvast on, et maailm saab olla väga kirev. Aga sel juhul see on lihtsalt sellises nii-öelda nagu loomulikus tasakaalus. Ja kui me ütleme loomulik, siis see on väga laetud sõna, inimesed tavaliselt kasutavad loomulik sellega, et miski on ebaloomulik, me vastandume sellega, mis ei tohiks olla. Ma kasutan sõna loomulik siin praegu tähendus, et nii lihtsalt on, nii lihtsalt juhtub nendel ja nendel põhjustel. Et lambad on murtud sellepärast, et lõvi on kiskja, sellepärast, et see on nende vaheline nagu kord. Ja kui kiskjat ei ole, siis lambad söövad kogu su heina ära, kui ei ole looduslikku vaenlast, siis söövad kitsed ära kõik väikesed võrsed ja puud jõe kalda pealt, siis hakkab vee erosioon uhtuma ja hävitama kogu elukeskkonda, järelikult peab seda kitse iga mõne tagant sööma hunt, et hoida populatsiooni tasakaalus. Ja see on nüüd nagu, see on nüüd see näide, miks mulle väga meeldis see metafoor, või et kui sa vihjasid sellele ideaalile, kui me rääkisime inimsuhetest nagu ühe liigi tasandil, aga me rääkisime lõvidest ja lammastest või nagu sellisest kiskja suhtest. Et me nii-öelda, kui me vaatame endast kõrvale või vaatame ka inimese enda tegevust, siis meie kui kiskjad nagu kollektiivselt inimkonnana me aktsepteerime teiste eluvormide hävitamist oma kasu eesmärgil, nagu meie oleme lõvid selles olukorras. Kas selline asi on okei inimsuhetes, kus me peaksime olema nagu võrdsed või et nagu sul on õigus, mul on õigus olla, eksisteerida, heaolu, taodelda ja saada. See on kindlasti midagi, millele me vastame üha enam, et tegelikult ei peaks olema sellist kiskja suhteid. Aga kui me vaatame miks meil on konflikt peab olema? See on nagu jabur mõtestada seda läbi konflikti. Nagu me oleme paralleelselt olemas, aga miks on siin error? Et see on jabur, aga see jaburus ongi tavaline. Me lihtsalt tavaliselt ei teadvusta seda kõige paralleelselt olemist, et sul on nagu ühtepidi ja teistpidi samal ajal. Et universumis ei ole, et kõik peavad olema ühtemoodi, see on inimese mõtlemine. Universumis on kõik asjad niimoodi ja rohkemat pidi, et sa ei suuda isegi mõelda niimoodi. Et see on nagu paradoks. Paradoks on see, et nagu kaks vastuolulist asja eksisteerivad samal ajal. Eks nad peaks üksteist välistama. Aga nad ei välista, nad on. Ja see on paradoks. Ja see on ja see ei ole. Ja kõik need olekud on nagu korraga. Et meil on see tohutu vajadus nagu panna paika, sättida ära, öelda, et niimoodi on. Me ei suuda nagu jätta seda ebamugavust. Ja meil on niisugune impulss. See paradoks, kui sa mainidki seda nagu impulssi, kui sa mainid paradoksaalsust, siis kindlasti ongi, et need näited paradoksist meil on loogikutelt ja mõtlejatelt, kes on loonud sellise olukorra nende tingimustes, kus need asjad on vastuolus mingi, et see lause on vale. Jälle, aga sa lahendad seda. Jälle sa lahendad nagu, seda paradoksi. Vaata, jaa, aga vaata, need piirid on tegelikult ka seotud nagu mängu nii-öelda või nagu selle mängu
selle liivakasti ehitajate poolt on seatud Aga need mingid piirid. piirid peavad Näiteks olema. nüüd see lause on vale, see on see, et nagu, et kõikidel nendel sõnadel peab olema tähendus, siis see tähendab seda, et kogu see lause on vale, kui see väidab, et see on vale, siis see on vale, aga võib-olla on ainult mingisugune osa sellest lausest vale, äkki see on moraalselt vale, äkki jumala sõna keelab ära, et kui sa ehitad üles mingisuguse väikese süsteemi, siis sa leiad paradoksaalsed asjad ja tegelikult, kui me vaatame maailma ja näeme mingisuguseid asja, mis meie jaoks siin ei sobi kokku, aga ometi on ja eksisteerivad, siis noh, ma julgen siin öelda, et siis on tegemist lihtsalt protsessori piiratusega. Et et mulle ei mahu pähe. Aga me ei mõtle sellest Ja see tähendab, et kunagi võib mahtuda, aga võib-olla ei mahu ka. Aga endiselt see tähendab seda, et reaalsus näitab, et see ei ole paradoksaalne. See näitab, et kusagil siin on error ja ei toimu arusaamist ja lahendust. jah, aga jah. See on tegelikult võiks mingi mõttepausi teha. No, see täiega tundus... No see täiega tundus minu jaoks endal vähemalt lihtsalt nagu mõte, et see on nagu oluline koht, kus ära märkida, et mis võib olla see takistus. Et võib-olla mul nagu mõttes kusagil taustal on nagu selline eesmärk, et okei, see ei ole isegi nii taustal, ma olen inimestega seda jaganud, aga nagu minu eesmärk või idee, miks ma räägin inimestega, kellega ma ei nõustu, kellega ma ei arva samamoodi, on nagu kahel põhjusel. Üks on isekas selles mõttes, et mina olen inimese loom samamoodi nagu kõik teised piiratud oma varasema kogemuse, teadmiste, eelistustega. Ma võin küll teha mingisugust ratsionaalset hinnangut ja kriitikat aeg-ajalt või mis iganes, aga sellest hoolimata ma ei loe läbi kogu maailma ajalugu iga viimast punkti ja tähte, vaid ma mingisugustes asjades usaldan inimesi, kes on selle töö minu eest ära teinud ja ma vaatan, kas nad on usaldusväärsed, kas nagu mingid need ja need ebakohad oled kohas ja siis sellest tuleb kokku minu maailmapilt ja teadmine, aga see on ainult mingisugune puudulik osa. Kui ma peaksin arvestama sellega, et ma midagi ei tea, siis ma loodan seda saada inimestelt, kes on vaadanud seda teise nurga alt või kes näevad seda üldse täiesti teistmoodi või arvavad teistmoodi. Ehk siis, et mina saaksin parema pildi ja et minul oleks rohkem kontrolli universumi üle, lihtsalt öeldes. Ja teine külg on see, et see protsess käib mõlemat pidi. Ja see on nii-öelda midagi, mida ma vähemalt enda jaoks mõtestan küll sellise utilitaarse asjaga. Et kui keegi teine teeb samasugust asja, et loodab inimestega suheldes neilt midagi õppida või teada saada, siis et see kontaktipind oleks seal olemas. Nii et nagu sellel eeldusel ma üritan kogu aeg kaardistada või mingi jaurata mingisugustest asjadest, kui ma näen, et see võib olla mingisugune potentsiaalne takistus nende eesmärkide saavutamisel. Ja kui see eesmärk, ma arvan, et mis nagu vestluse alguses varem sai paika on see küsimus, et miks, et kus on nii-öelda nagu see vaimne tervis, ütleme siis nii-öelda nagu spirituaalne või nagu mõttetasandi heaolu ja kus on inimeste läbisaamise nagu võti, siis sellised takistused on oluline kaardistada. Palju meta-juttu nii-öelda nagu lihtsalt inimsuhtluse kohta. Ja nüüd nagu ühe mõttena, et kui ongi, et mulle ei mahu pähe, siis see kindlasti on koht, kus tasuks välja uurida. Ja et see võib-olla nüüd kõlab paradoksaalselt selle varasemaga, mis ma ütlen, et kui keegi on sulle halb, siis läheb ära. Et see ei ole nagu mustvalge skaala, vaid seal on mingisugused olulised piirid. Ja see on nagu näiteks nagu asi, mille pärast mina olen julenud ja kasvatanud endas julgust ja oskust sukelduda maailma inimestesse, kes mind sõimavad kogu tee. Aga siis ma vähemalt saan teada, nagu, mida nad mõtlevad, sest et nagu, kas see tuleb sõimu või solvangute või naermise või muu vahelt, esiteks ma saan teada, missugused nende väärtused on, missugused on nende, kas nad austavad mind või mitte, kas nad austavad ennast, aga eelkõige on tähtis see, et nad lihtsalt ütlevad, mis nende peas toimub, mis on nende mõtted. Ja nagu, aga mul ei ole vaja nendega ühes korteris elada.
et see on kindlasti nagu asi, milles ma olen nõus, et see esimene ohutuse tasand on mõelda sellele, et sa ei teeks või nagu, et sa ei teeks endale liiga ja kahju selle protsessi käigus, aga sa ei saa seda ka täielikult vältida, sest muidu on lihtsalt stagnatsioon, kus kõik inimesed teevad mingi oma asja ja nagu panevad klapid pähe ja kui keegi satub lähedale, siis nad ei ole valmis selleks, neil ei ole mingisuguseid oskusi selleks läbimiseks. Nii-öelda selle lõvi ja lamba nagu metafoorist kaugemale astudes selles mõttes, et kui inimesed peaksid olema nii-öelda võrdsed, aga ikkagi võivad teineteisele ohuks olla, siis on ka selline asi nagu ohutu kaugus. Ja see ohutu kaugus on mingi piirini okei, aga nullsuhtlus tekitab selle probleemi, missuguses maailmas me praegu oleme, minu arvamuses. Et kui me kõik arvame kusagilt, et kõigile teistele peavad kehtima sellised reeglid ja siis me tegelikult ei saa läbi omavahel ja ei saa ka kaugusest suhelda selle eeldusega, et tegelikult sinu reeglid mulle ei kehti, minu reeglid sulle ei kehti, siis on nagu keeruline. Ja tundub, et nagu lahendus on see, et nagu sa ei saa lõpuni vältida inimesi, aga et sa saad suhelda nendega nii-öelda ohutust kaugusest. Ja see muidugi tuleb paika panna ja timmida ja ma ütleksin, et see on äärmiselt individuaalne, et missugune selline lubatavuse piir või et kas sa peale sellist suhtlemist lähed ja nagu tegelikult sinu asjad enam ei toimi, siis võib-olla peab seda vähem tegema. Aga see kindlasti on lihtsalt nagu see on see mõistlik asi, et kõigepealt hoolitse enda eest. Et see ei ole see lõpplahendus, sest et see viib lihtsalt selleni, et miljoneid aastaid edasi kõik muudkui aga hoiduvad lahenduste otsimisest ja püsivad oma mugavustsoonis. Jah, selles mõttes see on ma tegelikult vaikselt mõtlesin, et see oli väga ilus või nagu see oli väga siuke mõnus, väga vaba siuke jutt, mis sul siit lõpupoole hakkas tulema. Et ma mõtlesin, et võib-olla vaikselt tõmmata seda joont alla, sest ma tean, et sina hakkad kell 8 hakkad striimima, et võib-olla tahad süüa või puhata või korra veel ringutada enne. Väike reklaam tulevikku, et tõesti elan masinatega niivõrd koos, et kiirgan, et vooglen väljavoole. Et kuigi see on päris tore tegevus ja tõesti varsti võtaks selle aja, siis minu arust on täiega tore ka niiviisi rääkida ja arutada asju ka kahekõnes. Et üks selline väljund, mida inimesed kindlasti täna otsivad, näiteks kui me räägime inimsuhtlusest, et kuidas seda digitaalsel ajal teha ja nii-öelda ka esinemisvajadustega just sellest sotsiaalsest vajadusest, siis seesama striimimine on nagu üks selline väljund inimestele kindlasti. Et seal on mingisugune veidrus sees, milleks ilmselt meie arengu ajalugu ei ole valmistanud, et sul reaalselt vaatab mingi miljon inimest sinu asju ja sa ei jõua elu sees nende kõigiga tuttavaks või isegi neilt ühte sõna ära lugeda, et see skaala, nii-öelda selline skaala ekstreemist rääkides. Aga et nagu sellest vormist saab palju välja astuda siis, kui sa tegelikult ei tegele mingisuguse muu asjaga samal ajal ja sa saad keskenduda sellele ühele teemale. Nii et igal juhul minu poolt on see, et ma loodan, et nagu need arutelud jätkuvad meie vahel. Et kui keegi vaatab, siis et talle meeldis või oli midagi lõbusat või põnevat vähemalt kuulata. Ja samuti, et shameless plug muidugi tulge vaatama ja jälgige mind ka muudest kanalitest. Et selline jutt ja loba ja killukesed sellest maailmavaatest ja ideedest tulevad sealt ka läbi ja samuti saab vaadata mõningaid huvitavaid asju. Kui sulle meeldib Crusader Kings või The Witcher. Jah, see ongi see sinu vooglemise jutt, et sa ei olnud välja seda streamid Twitchis, kuidas sa mängid ajaloolisi või see Crusader Kings on päris süvitsi saab minna mingi ajalugu ja mingisugused, nii palju kui vaadanud olen, päris mingi vallutamised ja mingi intriigid ja õukonna ja saad ise otsustada, et kas sa mingi lükkad oma mingisuguse vennanaise, keda sa vihkad mingi mutta või siukseid otsuseid. Jaa, väga lühikene reklaam on, et see on niši värk. Maybe you're not into that kind of stuff.
strateegiamäng, roleplay, hirmsad mängud hirmsatele inimestele on selle stuudio nagu moto või nagu reklaamtekst, hoiatus, disclaimer. Aga see, ma lihtsalt ütlen, et mängud saavad olla lõbusad, ma arvan, et on õudne, kui midagi tehakse teineteisele päriselus. Nii et see inimlik vajadus agressiooni järele, mis on meie kiskja mõistuses, on tõenäoliselt kõige parem nagu kanaliseerida väljundisse, kus keegi ei saa haiget. Nagu hundid söönud, lambad terved stiilis, sest et lambad olid virtuaalsed ja et see nii kaua, kuni hunti ei ole, et ma teen nüüd seda päriselus ka, siis ma arvan, et see on selline hea suund. Kusjuures siinkohal, nagu ma tean, see ülivalel hetkel toon selle sisse või välja, aga ma just mõtlesin, et see digitaalne nagu see, et kui porgi rääkida nagu inimmasina digitaalse lõimest, et kui me suudamegi anda need väljundid nendele asjadele, mida me võib-olla ei soovi nagu päris inimeste, teiste inimeste vahelisse maailma, ühiskondlikku maailma tuua, vaid me saaksimegi nagu et kui me suudame nagu digitaliseerida selle, ma ei ütle halba osa, aga seda osa, mis meile ei meeldi endast, et me nagu teadvustame seda ja me teadlikult nagu suuname selle keskkonda, kus ei saa teha kahju, küll aga ta saab väljundi. Et selles mõttes see on väga lihtsalt siuke mõttevälgatus oli, et see on selline mõttevälgatus, mida tõesti kindlasti kunagi tulevikus võib pikemalt arutada, aga inimestele, kes soovivad kodutööd selle põhjal teha, ma ei kommenteeri hetkel pikemalt seda arutelu, kui et vaadake esimene hooaeg ära sarjast Westworld. Hoiatus, graafiline vägivald, HBO tase on ju, Game of Thrones et on selles mõttes näeb alasti keha ka, nagu, võib-olla teine asi, mis tõmbab sinna, aga vägivalda ka. Aga mida enamat on see, et väga käsitleb seda teemat, et missuguse piirini tuleb anduda mingisugustele nendele ihadele ja tungidele, mis on siit Roomaja ajust, mis keskendub sellele, kas ma löön kellelegi kiviga pähe selleks, et nagu ta ära süüa või ise ellu jääda või mis iganes. Ja et nagu, et missuguse tasemeni peaks laskuma selleks, et selle kõige nagu anduda. Nii et kindlasti põnev teema, mõtteainet inimestele, aga vaadake, siiras soovitus, vaadake lihtsalt esimene hooaeg ära, kõik. See on väga hea kodutöö, sest see sari on tõesti hea, ma kiidan ka takka. Täpselt. Ja kui on tunne, et tahab peale esimest hooaega edasi vaadata, siis minu lihtsalt ainsad sõnad on, et jah, ma vaatan ise ka, ei hoidu sellest suure filmi ja sarja ja ulme fanatina, aga nagu see ei lähe ajaga paremaks. Nagu hooajad ei lähe paremaks, ei suuda ületada seda, mis oli esimene ja mõnede sarjade puhul saab öelda, et kaugemale ei peagi. Ja Westworld on üks selline sari. Kui sa ei taha, ei tunne väga vajadust, kaugemale peab vaatama kui esimene hooaeg. See on hea. Kes oli mingisugune see, kes mängis Hannibal Lecterit või? See vana vend, kes on hea näitleja? Ta ei ole täpselt. Sir Anthony Hopkins. Just. Eks ju, täpselt. Vana söör ise. See näitab selle nagu jällegi minu meelest, nagu neil on Anthony Hopkins mängib seal väga mõjukat rolli, tele mingi väike, vaid ta nagu väga, jaa. Ja suurepärane esitus, nagu ma arvan, et kuigi seal võid kohata natukene teisi nägusid, nooremaid, nagu mingi nägu, keda ma ei tea, väga hea, ma suudan elada tegelasele kaasa, mitte mõelda selle peale, et see on Han Solo kusagilt või mis iganes. Aga Black Mirroris mest väga hea, et näitlejad on ülikvaliteetsed, aga pole varem näinud enamusi nagu Black Mirroris. Et see on ka neil hea, et see nagu mingid lood, tundmatud lood, head näitlejad ja nii realistlik, aga can't believe it's real nagu või can't believe it's not butter. No võtta, aga kuule, selles mõttes, et jah, et me praegu ei lõpeta ära seda salvestamist, sest meil ei oleks millestki rääkida, sest see jutuvaada lihtsalt läheks sujuvalt edasi, vaid pigem lihtsalt selle muud asjadest, aga jah, just see, et me saame nagu istuda üksteise vastas ja ongi, et keskenduda. Mul on ka arvutite ees, nagu mul siin 3 ekraani on siuke tunne, et nagu istun maha ja siis läheb 4 tundi mööda ja ma nagu ei ole poolt asjagi saanud teha veel. Et see kuidagi nagu see mingi siuke killustatus, aga nüüd see konkreetsus, et see on mõnus. Ka naudin seda. See on kindlasti midagi, mida edaspidi
võiks ka küll arutelu läheb normaalselt, et või nagu loomulikult, et praegu ka nagu mõttes tekib, et päris nagu palju kohti, milleks on veel tunde ja tunde arutamist ja see on ka see üks teema, millest kindlasti räägiks, on tegelikult, et mis on nagu need probleemid ja mured nagu selle maailmaga, kui sa nii palju kasutad neid süsteeme, et missugused asjad on. Et neid ma ka kindlasti avaks ja nagu lahkaks mingisugune hetk, et mõte nagu jõuab sinna ja see jääb meelde ja see on ka mingisugune hetk nagu takistuseks ja siis on palju nagu muudatusi, erinevaid lähenemisi olnud aja jooksul, mis tõttu nagu lõplikke vastuseid ka ei ole, aga võib-olla see aitab nagu kellelgi leida kasulikke võimalusi ja samuti nagu näha ka midagi nii-öelda nagu hoiatavaid näiteid, ma arvan, või et nagu midagi õppida või millest hoiduda, mida teha, et järgmine tulija saaks kiiremini vahemaa läbida kõikide muude tarkustega juba. Ma just saan aru, ma olen väga tänulik ja õnnelik, et ma saan nagu, mul on selliseid tuttavaid ja sõpru, kellega rääkides ma nagu saan targemaks või nagu et just on nagu see sisuline võime süüvida teemasse, mis mulle tegelikult väga meeldib, et mul juhtub see, et ma nagu hakkan minema ja siis ma kuidagi kaob ära, aga samas siis nagu jah, on inimesi, kellega seda uuesti kokku panna erinevate nurkade alt ja vähem praktiliselt, rohkem praktiliselt. Et see on päris lahe. Kuule, aga aitäh sulle, Maarja, et vaadake Maarjat Twitchis ja meie räägime Discordis ja kindlasti teeme veel tulevikus jutuajamisi, mis see tegelikult kindlasti. Ja hõikame ette tagantjärgi, mis iganes need tekivad kuhugi ja ma arvan, et jutuainet jagub veel tükiks ajaks, enne kui me mõtleme, et milliseid saatekülalisi veel võiks olla. Ma ise tegelikult ei lõpeta salvestamist ära, sest mulle meeldivad need hetked pärast salvestamist ka, sest jah, see on nagu omaette selle mingi piiriga mängimine. Jah, ma ise ka ei pane praegu veel kinni, et ma arvan, et see vabalt seni, kuni me jookseb natukene aega mingisuguse piirini. Aga see on nii huvitav, sest nagu minu jaoks see ikkagi, et inimesed, kellega ma nagu räägin, tahavad, et see oleks saade või nad nagu kogu aeg räägivad ja viitavad sellele kui saatele. Aga minu jaoks on see rohkem nagu lihtsalt vestlused sõpradega ja nende salvestused. Et sa võid kutsuda seda saateks, aga minu meelest saatel on nagu mingi produ, mingisugune nagu kavand, mingi eesmärk, mingi kuvand, mingisugune nagu taotlus. Aga sellel on rohkem siuke nagu, need on kõik hästi lahtised, hästi vabad ja nagu ongi see vaba maa, et see nagu eelmine laupäev eelmine laupäev käisin Jaagupiga Tallinnas, sõitsime sinna lõunapaiku hommikul või mis iganes. Ja siis raadiost oli lihtsalt 3 tundi seda, kuidas Seppo Seeman ja Jan Uuspõld ja keegi kolmas äkki veel, vähemalt need 2 venda lihtsalt jaurasid nagu unbridled, täielik nagu kamara jura. Lihtsalt me sõidame autos ja kuulame neid ja nagu see lihtsalt non-stop vahetuval 3 juttu korraga, mis iganes. Produtase, piisavalt kuulsad nimed, et said kuhugi raadiosse endale koha, kus neil tehnika on kellelgi anda, otseülekanne, ma ei ole nii kindel, ei ole järgi uurinud, äkki, täiesti vabalt, äkki nad saavad hommikul kokku, jauravad 3 tundi ja siis lõpetavad. Ja siis niiviisi muudkui läheb. Nii et ma arvan, et kindlasti on nagu sellel ideel või asjal mingisugune vorm puhtalt oma olemuslikult, ükskõik kui hullult seda keevitada. Et selline mingid IRL streamerid näiteks, kes lihtsalt panevad kaamera külge ja lähevad söövad nuudlit ja mingi, ma ei tea, kõnnivad tänaval ja kuulavad muusikat. Et minu jaoks nagu selle sõna sisu selles natukene on rohkem selles tegevuses, et ma saadan. Mitte, et see on telesaade, see tuleb telekast, see on programm, see on kaamera võtab ja ma olen karismaatiline inimene, kellel enam-vähem on tekst ees, aga vajadusel suudan ma ikkagi midagi öelda. Et see ei tähenda, et kõik või olema scripted, et ta kindlasti, et ta on saade kui saadetis. Vähemalt minu jaoks. Aga nii on, kui sul on üks keel ja nagu 1,000,000 viisi sellest aru saada. Saade. I send it out.
I put it there ja siis kui keegi vaatab seda, siis see on sellel hetkel see saab saateks. See on nagu see puu, mis kukub metsas ja siis kui keegi vaatab seda. Jaa, natukene. Et ma nagu, ma ei taha naerda niivõrd selle üle, et raadiosaade on väga konkreetne asi, kui sa seda nagu defineeridki, siis see on nagu, see on programmi osa. Aga selle sõna juured või asjad on sellest, et see ongi edastus. Et someone's transmitting. Keegi lööb laineid kusagil ja mul on vaja lihtsalt nagu antenn piste ajada. Kas tahad kaasa võnkuda või mitte? Mhm.